Tere tulemast taast kord osa saama Uncast podcastist. Minu nimi Arto ja minuga nagu ikka siin saates koos Reimo, nii et tere tulemast Reimo. Tere Arto. Täna siis 4-episoodilise seeria viimane saade ja pealkirjaks Terve vaim. Ja kuna ihust oleme juba rääkinud ja emotsioonidest ja mõistusest, siis Terve vaimu saade on selle eesmärgiga tegelikult tehtud, või vähemalt planeeritud hetkel, et pöörata tähelepanu sellele, et mis tegelikult võib-olla meie sees sügavamalt toimub ja ka rääkida sisemisest tervenemisest selle koha pealt, mis ei puuduta otseselt tingimata emotsionaalset poolt, aga on mingil määral sellega kindlasti seotud, sest et see, milline meie hingekonditsioon või hingeolukord on sisemiselt, et kas oleme mingisugused traumasid läbi elanud või teinud kellelegi kurja ja need kurjade tegude näiteks mingisugused tagajärjed kummitavad meid või näiteks piinavad meid, sest südametunnistus nagu nii-öelda ei lase elada ja olla, või siis on lihtsalt mingi lootusetus sisemiselt või tühimik. Väga paljud inimesed käivad ringi ja mulle on väga mitmed inimesed ka maininud, et nende sees on nagu mingi tühimik, et mis nagu vajab täitmist ja millele on täidet otsinud nad siis erinevatest kohtadest ja ei ole nagu tingimata alati leidnud seda. Ja siis eks ma olen neile ka rääkinud, mis mind on aidanud, eks, ja tänases saates tuleb ka sellest juttu. Ning saate eesmärk minu perspektiivist on kindlasti siis see, et me võiksime leida reaalset kosutust ja täidet oma hingedele, mis reaalselt meid ka elus edasi aitaks. Ja jõuaksime igaüks suurema õnnelikkuseni, suurema täidetuseni ja parema elukvaliteedini. Vaat sellised mõtted ja Reimo, kas sul on omalt poolt äkki ka mingid mõtted, mida sina tahaksid, et siin saates võiksime eesmärgiks seada? Jaa, hea meelega kõigepealt võib-olla räägiks sellest, et miks võiks üldse edasi kuulata, et meil tuleb siin juttu rohkem nagu selle piibliga seotud ja piiblilugudega seotud asjadest ja kuidas see võiks suhestuda selle terve vaimuga. Aga jah, et me teame, et maailmas on võimul praegu satanistid ja ma üks hetk ühest videost inspireerituna hakkasin mõtlema, et tõepoolest, et miks siis igal pool on võimul satanistid, kui piiblis ei ole mitte midagi õppida. Et midagi seal peab olulist olema siiski ja siis hakkasin ka uurima, et mis sealt siis välja tuleb või ennem nagu sotti ei saanudki. Et seal oli väga, väga palju asju. Inimesed teavad, mis seal on, mis paneb kukalt sügamat umbes, et vee peal kõndimised ja surnute äratamised ja suur vahe Vana ja Uue Testamendi selle Jumala vahel ja kõik need asjad. Ja ennem ma nagu ei saanud mingit ratsionaalset seletust, kui siis see info minuni jõudis sinu kaudu, millest sa nüüd rääkima hakkad, et see oleks minu soovitus ikkagi edasi kuulata ja et mis siis Artul öelda on? Jaa, et kusjuures väike bänger siia alguseks, et Jeesus sisuliselt oli ka anarhist ja on seda siiani, mis tähendab siis seda, et tema jaoks ei olnud olemas nii-öelda mingit inimlikku kõrgemat autoriteeti, kellele tema oleks allunud. Ehk siis ei mingid kuningad, ma ei tea, Rooma paavstid, kes iganes. Ja tema jaoks kõrgem autoriteet on siiamaani, eks ole, ja ilmselt jääb alati nii olema. Looja, taevan isa, ehk siis tema Jumal. Ja samamoodi ta õpetas ka, et see samane Jumal, looja, see isa, on siis ka tema järgijate isa, looja, ülim autoriteet ja nii edasi, et kellele siis elus, ütleme siis alluda ja alluda vabatahtlikult, et ega Jeesus ei ole ka kuidagi nagu ebateadlikult seda otsust teinud, vaid ta tegi selle teadliku otsuse armastusest ja sest et see on kõige parem viis, vähemalt tema leidis seda ja ma pean tunnistama, et ma olen jõudnud oma elus samasse kohta, et see on kõige parem viis, mis teha. Ja kui me teame, et Jumal on armastus, siis kes ei tahaks armastusele alistuda, sest armastus kohtleb alati hästi, inimesi alati hästi ja taevan isa, tal on tingimusteta armastus meie suhtes
ja mis on huvitav, on selle juures see, et meil on võimalik seda sama armastust, millega tema meid armastab, omandada endasse. Ja see on see, mida muuseas Jeesus õpetas ja sellest tuleb veel täna juttu ka. Nii et anarhismi poole pealt nii palju siis sellest, et kes on siis inimeste autoriteet lõpuks, et kelle seadused kehtivad, mida inimesed muuta ei saa, ongi siis ainult see looja. Ja kui me teeme koostööd loojaga, siis me oleme palju õnnelikumad, me oleme rohkem harmoonias ja see mõjub meile igati pidi ainult hästi ja tervistavalt. Nii et siit tuleb meile rohkem sisemist tervist ja tervenemist kindlasti, kui me saavutame suurema harmoonia looja armastuse seadustega ja tema endaga. Ja loomulikult otsekontakti ja ühenduse ja sellise elava sideme ja suhte temaga. Aga jaa, siis siit edasi minnes, lähemegi siit kohe slaidide juurde, et kui sa praegu kuulad seda audiokujul, siis ma soovitan leida üles ka siis see videolink, sest et siin on nüüd slaidid, mida ma näitan järgmiseks, selgitades siis ka seda sama võimalust, mida Jeesus õpetas ja mis kahjuks on suurel määral kaotsi läinud ja mis ei puutu üldse kuidagi pidi religiooni kui sellisesse, ehk siis organiseeritud religiooni või midagi sellisest, see on hoopis midagi muud. Ja täna räägime siis sellisest asjast nagu hinge uuesti sünd ja ma ei pea siin silmas reinkarnatsiooni, vaid sellist asja, kus me saame osa millestki sellisest enda hinge sisse, mis muudab meid seestpidiselt teistsuguseks. Ja sellel on väga palju suurepäraseid kõrvaltoimeid, ütleme siis niiviisi. Ja lähme siis siit vaikselt liikuma, et kõigepealt teeme paar terminit selgeks, ehk siis keha, vaim ja hing, et kuidas mina siis neid mõistan. No keha, nagu näha siis siin pildi pealt, eks keha on, me teame kõik, mis on keha, eks see on selline lihast, luust, verest, veest, igast üdist ja ma ei tea millest koosneb, eks ole, ja mis muidugi peenemal tasandil on kindlasti aatomid ja molekulid ja eks ta selline füüsiline tihe asi on, eks ole, selline füüsiline vorm siis meil, jah. Vaim on siis meie vaimne keha ja samas on see ka nagu meist nagu välja voogav energia, võiks siis seda öelda, või energiaväli. Hingeenergiad, mis meist väljuvad, seda võiks nimetada vaimuks ja samas ka vaimuks võid nimetada ka siis vaimset keha, et mis meil on ümber või mille sees meie, kui hinged, elavad hinged oleme kapseldunud nii-öelda siis ja siis selle vaimse kehaga me oleme kapseldunud siis sellesse füüsilisse kehasse antud hetkel siin maa peal. Põhimõtteliselt kõik need tunded, tahe, emotsioonid, mõtlemisvõime, kõik need asjad on ikkagi tegelikult hinges ja lihtsalt hing töötab läbi vaimu. Vaim on lihtsalt selline nagu manifestatsioon, mis tingimata ei pruugi olla selles mõttes materiaalne, et nagu füüsiline materiaalsus, aga ta on ikkagi olemasolev mingit sorti kõrgem substants või aine, millest see vaimne keha siis ka koosneb. Ja ehk siis oluline mõista, et me siis oleme sellised nagu 3 komponenti, aga see hing oleme siis nagu see päris meie ja elame vaimses kehas, mis omakorda füüsilises kehas. Ja kui see füüsiline keha nii-öelda oma funktsiooni on ära täitnud, siis me lihtsalt läheme sellest välja, jäädes vaimsesse kehasse kehastunuks ja vaimses maailmas siis saame oma elu jätkata. Liikudes siis erinevatesse elupaikadesse, kuhu siis vastavalt sobindume ja saab nii-öelda elu edasi kenasti elada, et pärast vaimses maailmas, et ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks reaalselt surnud, selles mõttes, et nagu lakanud eksisteerimast. Ainuke asi, mis sinuga juhtub surma käigus nii-öelda, on siis see, et lihtsalt seal väljud oma füüsilisest kehast, aga sa oled siis vaimses kehas, teadvusel ja eksisteerid edasi, mõtled ja nii edasi. Nii et lihtsalt miinus füüsiline keha. Jah, siin väike hingest ka selline pilt, aga siin me näeme sükest heledat hinge, eks ole, kus kiirgab valgust, ilus, kaunis ja nii edaseks. Aga vot sellega ongi nüüd see teema, et kohe jõuame ka ühe olulise asja juurde, et kohe edasi ka. Aga jah, täna siis räägime jumalikust loomusest ja miks sellest osa saada. Nii, asi on jumalik loomus, mida ma siis selle ajal nüüd silmas pean. No ütleme nii, et iga asi, mis on olemas, kui üldse miski on olemas, on ju, siis see koosneb millestki. See on ju loogiline, eks. Et kui näiteks sul on, ma ei tea, kohvitass laua peal, eks ju, siis see koosneb millestki, mingid aatomid, mingid asjad, eks, mingid energiad, jõud. Ja huvitav on see, et kui sa näiteks vee ära aurustad, siis see muutub lihtsalt auruks, ja siis kaob sul silmist, aga ta tegelikult on ikkagi mingil kujul ikkagi eksisteerib edasi, kas siis energiana või nii.
ja põhimõtteliselt mõte on siis selles, et on olemas ka kõrgemaid aineid või substantse, mis ei ole nagu võib-olla silmale või kõrvale või ninale tajutavad, aga need võivad olla tajutavad meie hingedele, ehk siis meie hinge tajudele. Küsimus lihtsalt, kui arenenud meie hingetajud on, eks. Aga kõrgemat sorti aine ja eks meie hingedki kindlasti koosnevad millestki, meie vaimud ja meie kehad ja kõik. Jumal on, eks siis taevane isa, on ka hing ja ka tema koosneb millestki ja kui võiks küsida, et okei, mis on siis tema põhiloomus või millest ta koosneb, on siis selline asi nagu jumalik armastus. Inglise keeles divine love võiks selle kohta öelda, aga see on selline kõrgemat sorti surematu, hävinematu, muutumatu substants või essence või aine või kuidas seda võiks nimetada. Aga kõige huvitavam on selle juures see, et kui meie looja sellest koosneb, siis inimesed, meie tema loominguna ei koosne sellest automaatselt, aga me oleme sarnaselt ehitatud, ütleme siis niimoodi, et me oleme hinged ja tema on hing ja siin ongi see meie sarnasus esialgu. Aga me oleme nii-öelda piibli järgi, seal on kirjas ka, et God created man in his image, ehk siis looja tegi inimese oma kuvandi järgi. Eesti keelde on tõlgitud nägu, aga see ei ole nagu päris loogiline tõlge. Pigem on sõna image on kuvand. Ehk siis ütleme, seal on õun ja pilt õunast. Aga pilt õunast ei ole reaalne õun. Ehk siis ta ei koosne samadest komponentidest, ta on lihtsalt sellele sarnane, eks. Nüüd siin on see teema, et inimestel on võimalus, ja see võimalus on olnud nüüd juba 2000 aastat, omandada endasse seda jumalikku substantsi või seda jumala armastust, seda, millest taevane isa koosneb. Ja kui meie hinged saavad osa sellest, kui see voolab meie sisse see armastus, portsjoni haaval, kui seda juurde akumuleerida, siis see armastus tuleb meie sisse ja hakkab põhjustama meie hinges muutusi. Ja need muutused on arendava toimega, need on vabastava toimega, need on rõõmu, täidetust pakkuva toimega, rahu andva toimega, sisemist balanssi ja harmoonilisust loova efektiga ja palju muud. Ja see elustab ja mis on tore on see, et see aitab ka vabaneda väga-väga suurel määral, kui mitte, ma ütleks võib-olla isegi täielikult kurjusest ja negatiivsusest, et hingesaastast ja kannatustest ja kõigest muust, mis nagu hinges õnneks, kuna see armastus lihtsalt peseb välja seda sealt. Ehk siis see on ka asi, mida on võimalik kogeda ja tunda, ja see on asi, mida Jeesus õpetaski, et see armastus on kättesaadav, igaüks, kes tahab, võib paluda seda endale loojalt ja seda endasse omandada. Ehk siis see ongi see võti. Ja see loob meile siis selle ühenduse, otseühenduse loojaga ja meil on võimalus hakata ka tunnetama ja tajuma teda ja kommunikeerima temaga nagu hingest hinge suhtlema. Ja tajuma ka seda tema armastust meie suhtes, et minu jaoks näiteks on see väga reaalne, et see armastus, ma olen peaaegu iga päev kogen seda ja see on läinud aastatega järjest kogetavamaks minu jaoks tingimusteta armastus, millega tema armastab inimesi ja et see on lihtsalt, see on võimas, see on lihtsalt elu muutev minu arvates. Ja see on kingitus jah, et see on kõigile mõeldud, kes iganes tahab. Miks kõigil seda veel ei ole, on see, et see on vaba tahte peal, et see on kingitus, mida pakutakse, see on see, et okei, kas sa soovid või sa ei soovi. Kui ei soovi, no selge, arusaadav. Aga kui sa soovid, selge, siin see on, palun, võta. Taevan isa pakub seda siis lisa võimalusena, aga ta kuidagi ei sunni ega suru seda kellelegi. Ja siis tulles siis selle slaidi juurde, kus me nüüd näeme siin on siis hing, selline ilus, puhas ja ütleme, et see on näiteks lapse hing. Ja kui ma mõtlen hing, siis see on elav olend, kes on vaimses maailmas ja veel näiteks kehastumata materiaalsesse kehasse ja veel tal ei ole ka vaimset keha, millest ta elab, eks. Aga ta on elav teadvusel olend, jumala sarnane. Nii. Nüüd, mis juhtub, on siis see, et kui me siia maailma tuleme, siis meie hinged saavad tihtipeale kahjustatud. Ja näiteks, kas siis on mingid traumad või probleemid või valu või keegi kohtleb meid halvasti või me ise kohtleme ennast halvasti või me kohtleme teisi halvasti. Ehk siis me teeme tegusid, mis ei ole meie loomusega kooskõlas. Meie loomus, see, millega me loodud oleme, meil on selline inimlik armastus. Ja see on meie nagu peamine hinge komponent, ütleme siis, või kõige kõrgem asi. Inimlik armastus, mis on erinev siis jumala armastusest. Aga meil kõigil on see inimlik armastus olemas ja see, kui me teeme mittearmastavaid tegusid, siis meie hing määrdub nii-öelda või saab kannatada, saab viga, sinna tekib sisse pimedust ja koorikuid ja mingit jama. Ja see jama võiks öelda, et on patt.
patt ja see patt on siis seal hinges või hinge ümber kuidagi pidi ja see teeb hinge tumedamaks ja viib seda konditsiooni kehvemaks. Ehk siis inimene muutub selle käigus õnnetumaks, võib-olla vihasemaks, kurjemaks. Näiteks kui inimene otsustab, et ma ei andesta talle, et ta tegi mulle, ma ei tea, sellist ülekohut, et ma lihtsalt ei andesta sellele inimesele. Mis juhtub on see, et inimese hing tumeneb selle peale, sellise otsuse peale. See on otsus teha mitte armastav tegu. Ma saan aru, andestada ei pruugi alati lihtne olla, nõuab pingutust, eks. Aga sinu enda hinge tervise ja vaimse tervise huvides on väga tark ja mõistlik andestada inimestele ja sa teed seda enda pärast, mitte nii tingimata teiste pärast või teise inimese pärast, vaid et sina võiksid olla vaba ja õnnelik ja puhas ja terve. Aga okei, siit edasi minnes elus ikka inimesed teevad halbu asju ja mida rohkem halbu asju teha, siis ja sellest ütleme mitte meelt muuta, mitte oma suhtumist muuta, siis need tumedused kogunevad hinge järjest rohkem juurde. Ja võib-olla mõni kriminaal võib välja näha ikka päris tume, ütleme siis nii. Ehk siis hing on saastatud, armastus on takistatud ja nii edasi. Ja mõni võib-olla ikka päris kehvas konditsioonis. Ja et võib-olla selline mingi jõhker mõrvar või mida iganes, eks ole, süda on ikka väga kalestunud. Sisuliselt hing ja süda ongi selles mõttes nagu vaimses mõistes sama asi, et kui räägitakse nii-öelda kalestunud südamest, siis mõte on see inimese hing siis nagu on kehvas konditsioonis, niimoodi just siuke tume ja kuurikuid ja saasta täis, halbu suhtumisi täis ja nii edasi. Ja nüüd küsimus ongi see, et kui sellises konditsioonis, väga tumedas konditsioonis olev hing lahkub siit kehast, ehk siis nii-öelda sureb, eks ju, maist surma, siis küsimus on, kuhu selline hing kuulub vaimses maailmas, kuhu ta sobindub, et kui on olemas, ütleme, taevad ja põrgud on ju, kuhu sellises konditsioonis võib-olla halbade suhtumistega hing võiks nagu kuuluda, eks ole, sobinduda. Millisesse ühiskonda, millisesse keskkonda, ilmselgelt ilusasse taevasesse keskkonda vast väga kõige paremini ei sobi, nii et tõenäoliselt sinna ta ei pruugi kohe saada. Ja siis väga paljud lähevadki sinna, kuhu nad täpselt sobinduvad, nii see vaimses maailmas töötab. Ja sellepärast paljud lõpetavad põrgus. Ehk siis ütleme, põrgu on antud juhul nii konditsioon, kui ka siis ka reaalne koht vaimses maailmas, kuhu on võimalik nii-öelda siis sattuda. Nii, nüüd küsimus on, et okei, mis ma siis teha saan? Et oletame, et olukord ongi nii nigel, et ongi siuke lugu, et oleks vaja see hing kuidagi puhtaks saada, terveks saada, et okei, mis ma siis selleks tegema pean? Põhimõtteliselt on 2 varianti. On nii-öelda naturaalne viis, inglise keeles oleks natural love path, ja teine oleks siis see divine love path, ehk siis jumaliku armastuse tee. Ja naturaalne viis oleks siis see, et sa andestad inimestele, püüad saada moraalsemaks, intellektuaalsemaks, püüad kompenseerida oma halbu tegusid, mis sa teistele oled teinud, kuidagi nagu, ma ei tea, kas maksad mingit raha või mida iganes, et ühesõnaga püüad teha head, et saavutada kuidagi seda hingekonditsiooni tagasi nagu puhtamaks. Aga keegi ei garanteeri sulle, et nii-öelda, et su hing uuesti mustaks ei saa ja siis jälle kõigud seal edasi ja tagasi, et see on siuke so-so variant, et see ei ole nagu päris see, et mis võiks nagu väga kindlaid tulemusi alati tuua. Et selles mõttes võib-olla inimene kibestub mingi hetk uuesti jälle kogu värk otsast peale lihtsalt. Aga teine meetod, mille siis ka mina olen avastanud juba umbes 15 aastat tagasi, on siis see, et omandada endasse jumala armastust palvete peale. Ehk siis lasta taevas lihtsalt täita ennast tema jumaliku armastusega. Ehk siis selle jumaliku loomusega. Ja see on siis võimeline tulema igasse inimhinge, kes iganes tahab, kes palub seda. Ja tasuta saadaval iga hetk, iga kell, ükskõik kus. Ja siis see on siis mõeldud kõigile. Sõltumata, mis konditsioonis sa oled või ei ole. Kui hull su olukord on või oleks. Et tema huvi on kõigile seda jagada ja mina siis alustasin ka, kui ma sain teada, et siuke võimalus on, hakkasin paluma ja ongi, kui ma sain selle esimese korra sain kunagi selle kogeda, siis ma puhkesin nutma, hakkas mingit valu ja mingit asju minust välja minema, nutsin lihtsalt mingit asju välja, siis tekkis naer, rõõm, rahu ja tingimusteta armastuse võime. Ehk siis ma leidsin, et minus on mingisugune uus armastus, mida minus ennem ei olnud, mis on hästi huvitav. Ja ehk siis selline protsess, kus seda jumala armastust küsisin juurde ja see nii-öelda käivitas siis need uued protsessid minu hinges. Ja mõtlen, see on kõigile võimalik samamoodi.
ning see siis hakkab hinge puhastama, ehk siis ütleme hinge päästma, jah, sellest patusest, saastavast, tumendavast ja toob sinusse valguse, aga sellise valguse, mida seal ennem kunagi pole olnud. See on üks uus jumalik valgus, mida siis sinu südamesse ehk siis sinu hinge hakkab siis tulema ja see vaimses maailmas paistab see valgusena muuseas, see on reaalselt kiirgav valgus, puhas valge valgus ja jumalikku sorti ja see jääb sulle. Tore on see, et see ei lähe sinust enam kunagi välja, sa ei saa seda vähendada endast seda kogust, aga seda saab juurde omandada koguseliselt. Asi, mida ma kunagi oma usutee alguses ei teadnud, aga siis 2008 õppisin, et okei, seda tuleb juurde omandada, okei, siis ma saan jätkuvaid muutusi. Okei, väga hea, jätkame, tegutseme. Ühesõnaga selline protsess ja see puhastab su hinge järk-järgult, muutes seda seespidiselt, andes sulle uue koostise, uue olemuse ja ajades seda pattu ja kurjust ja isegi tõmmet halbade asjade suunas. Võtab lihtsalt järjest rohkem ära ja annab sulle tõmmet ja soovi kõrgemate, paremate, puhtamate ja selliste armastusega kooskõlas olevate asjade suhtes. Ja tegelikkuses on seda võimalik omandada niivõrd tohutus koguses, et sa lihtsalt oled täiesti puhas, nii-öelda siis täiesti püha hing. Aga see on muidugi üks paras teekond, sinna üle öö ei jõua, aga see on seda väärt. See teekond on seda väärt. Seda ma olen küll aru saanud, et see on päris selge. Nii, kui nüüd tekib küsimus, okei, miks see siis toimib ikkagi, et siis ongi see sama teema, et sa võtad lihtsalt seda sisse, nagu jood kohvi, eks ole, kohvi oled joonud, tõenäoliselt oled. Kohvis on omad komponendid, kofeiin ja nii edasi, ja kui sa paned need komponendid siis kehasse, siis need lihtsalt lähevad ja teevad oma tööd ise. See ei ole see, et jood kohvi sisse ja mõtled, okei, et nüüd võiks endale kujutada ette endale selle kohvi efekti. Nüüd võiks kuidagi ennast käima tõmmata, eks ole, et joon selle kohvi sisse, siis mõtetega, pingutusega kuidagi. Nii, nüüd ma olen energilisem. Et see ei ole nii, see on lihtsalt see, et sa jood sisse, pumm, see annab sulle ise oma mõju ja oma toime. Ilma, et sina peaks midagi seal nii-öelda sekkuma või midagi erilist tegema. Et see annab sulle selle nii-öelda kohvi laksu, eks, aga see töötab, sest et need komponendid tulid sinusse. Sama teema jumala armastusega, need lihtsalt tulevad, need jumala armastuse nii-öelda need koostisosad sinu hinge ja need hakkavad selle mõju ja toimet avaldama sinu hingele. Nii, mida see sinu jaoks tähendab, on siis see, et sa pääsed kõigest sellest, mida sa tegelikult oma ellu ei taha sisemiselt. Ja vähemalt minu jaoks oli see küll lahendus ja ma võin kinnitada, et see on 100% turvaline, sellel ei ole mingisuguseid halbu kõrvalmõjusid või halbu vaimseid mõjusid või midagi sellist ebameeldivat. Ma ei ole kogenud mitte midagi ebameeldivat selle protsessi puhul, omandada jumala armastust endasse. Lihtsalt ütlen selle julgustuseks ette ära. Siin on siis piiblist paar kirja kohta, selle sama asja illustreerimiseks. Prohvet Ezekiel sai siis kunagi ammu aastatuhandeid tagasi siis ilmutuse jumalalt kõnetuse, et ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Eemaldan teist kivise südame ja asendan selle lihase südamega. Ehk siis mõte on selles samas asjas tegelikult, et meie sees toimuvad mingid uuenduslikud protsessid, mis muudavad meie konditsiooni. Ja Uues testamendis apostel Paulus on siis kirjutanud sellise koha kirjas roomlastele, et Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi. Ehk siis mitte automaatselt kõigisse, vaid nendesse, kes olid siis palunud tookord, Paulus kaasa arvatud ja seal teised, eks ju. Et selgitas seal neid asju inimestele. Ja Pauluse kiri Tiitusele, seal samuti olemas siis see koht, et kuidas looja meid päästab, kuidas ta päästab meie hinged, on siis see, et ta annab meile uuesti sünni pesemise ja uuenduse läbi püha vaimu. Ehk siis see Jumala armastus valatakse meisse läbi Jumala püha vaimu. Mis on püha vaim? See on siis osa sellest Jumala hingest lähtuvast energiast, Jumala vaimust, mis transpordib meisse seda jumalikku ainet, Jumala armastust ja toob neid muutusi meisse. Jah, nii et püha vaimu läbi liigub see armastus meie sisse. Edasi siis Jeesus selgitas seda sama asja, eks ole, tema oligi esimene, kes selle õpetuse taevaselt isalt sai ja ise selle armastuse kõigepealt omandas ja omandas seda niivõrd suures koguses, et kogu tema loomulik naturaalne hing sai muudetud täielikult jumalikuks hingeks. Ehk siis ta omandas seda niivõrd suures koguses, et kogu tema inimlik hing sai muudetud jumalikuks.
Ehk siis oli toimunud täielik uuesti sünd. Ehk siis sisemine transformatsioon, jah. Ja Jeesus siis põhimõtteliselt selgitas seda oma tiimile, oma järgijatele, followeridele ning neil oli sama tee lahti, et nemad siis said hakata seda armastust omandama, sest nad said Jeesuse käest teada, et selline võimalus on olemas. Et enne seda see ei olnud kättesaadav ega ei olnud ka see nii-öelda teada kellelegi. Kuigi Jeesus on kirjades kirjutanud, mida ma olen lugenud, et kunagi täiesti esimestele inimestele, kes siia maa peale siis tulid, esimesed hinged, nendele oli see armastus kättesaadav ja oligi mõeldud algusest peale plaanis. Aga nad ütlesid ei sellele, pärast seda nii-öelda läks see tee kinni, sest kuna ei olnud kellelgi huvi seda omandada ja siis kadus ära see teadmine sellest, kuni siis selle ajani, kus Jeesus ise suhtles seal taevas isaga ja siis sai teada selle teemal, et selline asi on ja siis ta sai sellest osa ja nii edasi. Ja Jeesus on siis nüüd see mees, kes siis on kõige kaugemale arenenud ja jõudnud kogu inimkonnast ja ta tahab aidata kõigil teistel jõuda selleni, sisemise muutuseni. Ehk siis täieliku uuesti sünnini. Ja mis juhtub on siis see, et kui me saame selle täieliku uuesti sünni kätte, siis meil on võimalik sisse minna sellisesse nii-öelda paika, mida Jeesus nimetas Jumala riigiks. Ehk siis mis asi on Jumala riik? Need on siis kõrgemad vaimumaailmas olevad sfäärid ja tasandid, kuhu ilma selle armastuse muutva toimeta sisse ei ole võimalik saada. Ehk sa ei saa nagu nii-öelda läbi barjääri ei saa minna, eks. Ja nii-öelda see, kujutad ette, näiteks heelium läheb nagu kõrgemale näiteks tasandi mõttes kui õhk, eks ole, või hapnik. Sama point on siin, et kui sa saad nii-öelda täis heeliumi, sul on võimalik minna kõrgemale, kuhu muidu sa ei saaks, eks ole. Et kui sa oleksid õhupall, mis on täidetud hapniku ja õhuga, siis sa saaksid ainult teatud kõrgusesse, aga kui sa saad täidetud heeliumiga, mis on nagu teine sisemine nii-öelda olemus, siis on võimalik tõusta kõrgemale. Ja mõte on selles, et tegelikult on olemas need reaalsed taevad, kuhu siis inimesed saavad pärast maist elu minna ja seal nendesse kõrgetesse taevastesse ei olnud keegi kunagi varem sisse saanud. Jeesus oli esimene, kes sinna pääses. Ja sinna on oodatud kõik. Everybody's welcome, kes iganes tahab osa saada sellest. Jeesus loob nii-öelda uut communityt, uut nii-öelda ühiskonda ja kõik on oodatud osa saama sellest ja elama igavesti selles armastuses ja ülimas õnnelikkuses seal nendes tasandites. Anna see on pikem jutt kirjeldada neid tasandeid ja nii edasi, aga pigem praegult piirdume nende kasudega, mis me siin juba maa peal võime hakata kogema. Ehk siis mis toimuma hakkab on see, et meie hing hakkab ärkama ja arenema selle armastuse sissevoolu toimel. Ja kui sa tunned, et sinu sees on ka midagi saastavat, midagi, millega sa oled võidelnud võib-olla aastaid, ei ole lahti saanud, siis see armastus kindlasti võib sind päris paljude asjade osas aidata. Tühjuse tunne kindlasti ja hingehaavad ja mis kõik on, eks ole. Et see armastus lihtsalt tervendab sind. Jumala armastusel on selline tervendav toime, hinge tervendav toime ja mõju. Ning reaalsed muutused sinu hingele, hingerahu, kui sa oled otsinud hingerahu, siis siit see tuleb sulle. Kui sa nii-öelda selle tee peale astud ja hakkad omandama seda armastust, ise võtad aega, palud seda rohkem ja rohkem. Ja kindlasti, kui sa alustad selle teekonnal, siis kindlasti saad ise neid asju tunda ja kogeda. Et see ei pea lihtsalt minu jutt siin olema, aga ma lihtsalt teen nii-öelda natuke oma kogemustest siis väikest kokkuvõtet. Ja sinu sisemine rahulolu ja õnnelikkus läheb kindlasti suuremaks. Seda ma olen ise kogenud. Võime armastada ja olla kaastundliku kindlasti kasvab. Tahtmine aidata teisi kindlasti kasvab. Sisemine tasakaal suureneb, positiivsus ja väga palju muud. Et pluss veel sa tajud, et elul on ikkagi mõte ja nii edasi. Võiks öelda, et armastus ongi tegelikult see asi, mis annab elule mõtte. Ning kui sa tahad vaimselt ja hingeliselt areneda, siis see on parim tee, mida mina olen leidnud, et seda teha. Ja selle läbi me saame ka tunda ennast rohkem ja ka tunda oma loojat, sest et meie hingetajud hakkavad arenema ja me hakkame tunnetama Jumalat, ehk siis ka tundma Jumalat, nii nagu ta päriselt on. Ja mis on veel eriti vahva on see, et praegult on sellised keerulised rasked ajad maailmas, on ju, mõtled, oi, mis nüüd saab, sõjad võib-olla, eks ole, ja mingid muud jamad, koroonad ja nii edasi, siis tegelikult me oleme näinud probleemid igal pool, eluraskused, challenge'id, väljakutsed, eks ole, et kuidas küll hakkama saada siin maailmas nende asjadega.
aga see Jumala armastus tegelikult aitab päris hästi sisemiselt nende probleemide ja asjadega toime tulla. See nagu tõstab sind kõrgemale tasandile justkui sisemiselt ja sa oled üle nendest rohkem, kui sa muidu suudaksid olla ja oma inimliku jõuga. Et see on küll, vähemalt mis minul on väga palju aidanud kaasa. Suurem rahu läbi elu minna niimoodi. Ja ettevalmistatus ka selles mõttes, et juhul kui sa peaksidki kaotama oma füüsilise keha, siis vaimses maailmas sa juba lähed paremasse elupaika elama. See Jumala armastus aitab sind selles 100% kindlalt. Ja just, et kui me räägime sellisest asjast nagu ligitõmbamine, et mõni inimene on mõelnud, ma olen päris paljudelt kuulnud, et mis värk on, et miks ma pidevalt tõmban ligi mingit kahtlasi inimesi ja mingit jamasid ja mingid olukorda, pidevalt mingid probleemid juhtuvad, vaata. Et mis asja ma ei saa aru vaata. Ja siis ma olen selgitanud mõnele, et see, mida sa ligi tõmbad, et see sõltub sellest, et milline sinu sisemine konditsioon on. Et kui sa hakkad omandama Jumala armastust, siis hakkab sulle juhtuma kuidagi imekombel uusi ja paremaid võimalusi, suhted hakkad paranema ja sa hakkad tõmbama tõesti ligi teistsugused inimesi, teistsugused olukordi, nähtamatut abi ja mida kõike. Igal juhul. Siis hinge arengu potentsiaal ja võimed, mis sinus tegelikult on olemas, et see Jumala armastus on nagu üks katalüsaator, mis paneb käima kõik need asjad sinu sees ja hakkab elustama kõike seda, mis sinu sees tegelikult on olemas ja ootab nagu äratamist. See Jumala armastus mõjub äratavalt su hingele. Mis on eriti vahva. Jeesus rääkis igavesest elust, et sul on võimalik omandada igavene elu. Ja see on siis surematus, ehk siis sul on võimalik omandada tõeline hinge surematus ja teadlikkus, et sa oled surematu igavene hing ja olend. Ja see juhtub sinuga siis, kui see täielik uuesti sünd on sinuga toimunud. Jeesus oli siis esimene, kes selle sai ja ütles, et see elav vesi või elu leib, eks ole, ehk siis see Jumala armastus, millele ta viitas, annab siis selle sisemise elu, igavese elu surematuse hingele. Ja seda surematust ei saa sinu käest mitte keegi enam pärast siis ära võtta. Seda ei ole võimalik sinult ära võtta, sest see Jumala armastus ei lähe sinust enam kunagi välja ja see on teinud oma töö ja muutused ja loomulikult see jätkab. See protsess kestab lõpmatuseni, sul on võimalik omandada seda lõpmatuseni, seda armastust ja kasvada selles. Aga sa oled jõudnud sellisel juhul juba tasemeni, kust enam tagasiteed ei ole kuskile halva või mitte surematuse juurde tagasi. Ehk siis, sa jääd surematuks. Ütleme niimoodi, et sinu edasine elu kindlasti muutub ja mina näen, et pikas perspektiivis igaviku mõttes, arvestades siis igavikulist elamise perspektiivi, ma ei ole veel küll seda surematust ise kätte saanud, aga ma mõtlen nii, et arvestades, et ma elan igavesti, siis kindlasti ma tahan, et mu tulevik ja elu saaks olema võimalikult õnnelik ja ma näen, et see Jumala armastus on sellele väga võimsalt kaasa aitamas, nii et see on kindlasti üks põhjuseid, miks ma olen selle teel. Ongi, et mis sind ees ootab, ongi siis selline lõppematu seiklus ja uus elu ja teekond, kus toimub sinu hinge areng ja avanevad uued võimalused, asjad, mida sa ennem ei teadnud, et üldse on olemas või võimalik kogeda või tunda ja nii edasi, või avastada. Ja kindlasti, mis on oluline mõista, see on üks protsess, see ei ole see, et sinust saab üleöö mingi ingel või midagi sellist, aga see armastus võib sulle mõjuda, kui sa esimese portsioni seda saad juba päris tugevalt niimoodi, et sa nagu, juba mingid muutused on kohe tunda või näha või tajuda. Ja et siis teine asi on see, et sinu teekond ja kasv sõltub sinust endast, et kui sa midagi ei tee, et omandad ühe portsioni ära, siis mõtled, nüüd on kõik hästi, siis sulle jääbki ainult see portsjon, aga sellega väga palju just minu meelest ära ei tee. See oli, mis minul oli frustratsiooniks kunagi, kui ma usuteele sattusin. Paar aastat ei teadnud, et tuleks juurde omandada seda Jumala armastust ja siis ma ka võitlesin oma igasuguste küll vaimsete ja küll füüsiliste asjadega seal ja ei saanud nagu kuidagi nagu edasi. Aga siis, kui ma hakkasin Jumala armastust juurde paluma, siis omandasin seda akumuleerivalt endasse rohkem, siis hakkasid ka muutused tulema, nii et ma sain aru, et väga hea, tuleb lihtsalt juurde küsida. Ja sellest sõltub minu teekond ja kasv. Ja kindlasti need muutused võtavad aega ja pingutust, ehk siis palveid, aga see on seda väärt, et siis nagu ma juba ütlesin, tasub ära ja võtta seda kas või näiteks ise endasse investeerimisena. Ja kui sa tahad investeerida oma õnnelikumasse tulevikku ja võimalik, et ka olevikku, eks ole, et siis soovitan. Minu mõned põhjused siis veel, et ongi see, et ma olen aru saanud, et see tasub ennast ära.
lisaks on see tasuta kättesaadav, ma ei pea minema kuskile X kohta, et seda saada, ma võin olla kodus, ma võin olla tänaval, jalutada, paluda, igal pool on see kättesaadav ja igal hetkel. Ning lisaks on see, et kuna see on kingitus, ma ei pea seda ära teenima, ehk siis välja teenima. Need, kes on seda juba omandanud, nendele jääb see alati kättesaadavaks edaspidi, et seda on ka hea teada. Nii et jah, mina näen seda ka kui endasse investeerimist ning ka seda, et ma tahan ise olla armastavam ja küpsem ja arenenum mees ja üldse hing. Et elada oma elu õnnelikumalt ja teha ka teisi õnnelikumaks. Et see on, mis on minu motiiv. Minu motiivid lähtuvad väga suuresti armastusest nii enda kui teiste vastu ja ka Jumala ehk siis taevas isa vastu. Ja ma tahan olla sellest elav näide. Ning loomulikult ma tahan avastada, mida elul minu jaoks on varuks ja kui ma mõtlen elul, siis nendel võimalustel, mida taevan isa on loonud inimhingede jaoks kättesaadavaks. Aga jah, millele keskenduda on kindlasti see, et mitte lihtsalt minu jutt ära kuulata ja mõelda, et aha, okei, cool. Vaid ise, kui tahad alustada siis sellel teekonnal ja paluda ise seda armastust enda südamesse, oma hinge loojalt ja teha seda pidevalt ja saada see armastus päriselt enda sisse ja kogeda, et see muutus nagu toimub ja see on tuntav sulle ja midagi nagu teisiti nüüd ja sa tunned seda armastust näiteks. Et ma soovitan, et enne mitte järele anda, kui sa oled reaalselt seda tundnud ja kogenud ja midagi on nagu tajuda, et okei, nüüd on nagu mul see käes. Sest et ilma selle reaalse toimeta, ilma selle kohvi joomiseta nii-öelda ei muutu midagi. Et enne seda ei õnnestu sind ka kuidagi veenda, sest et sinu mõistust või aju ei saa lihtsalt veenda minu ilus jutt siin näiteks. Aga ainuke asi, mis kõige paremini sind veenab, on sinu isiklik kogemus. Ja seda ma julgustangi sind tegema. Astuma selle sammu isikliku kogemuse suunas. Mis sa saad valida? Kas jääd inimliku armastuse juurde või valid selle jumaliku armastuse tee? Ja kindlasti ma usun, see toob väga palju küsimusi, et okei, et kui ma nüüd hakkan seda armastust omandama, kas ma pean hakkama siis kirikust käima, kas minust saab usuhull, kas ma pean minema kuskile nii-öelda Aafrikasse missionäriks või midagi muud või ukselt uksele kuskile usku kuulutama minema. Või siis on mingi 10 käsku kohe, mida ma pean hakkama täitma ja 101 muud keeldu ja mida kõike, et ei ole. See asi ei ole üldse nii hull, nagu sa arvad, et mina alguses arvasin neid samu asju. Mul olid ka hirmud kohe vastaseks ole. Aga siis tegelikult, millest ma aru sain, oli see, et kui ma seda armastust omandan, ma muutun ja see ongi, millest kogu asi hakkab pihta. Ja kui ma tahan muutusi, siis ma valin selle, et ma tahan seda armastust endasse omandada, sest ma tean, milliseid tulemusi ma tahan oma elus näha. Ja ma keskendusin nendele tulemustele pigem ja selle protsessile, mitte niivõrd palju enam sellele, et oi, mis nüüd saab või mis inimesed arvavad või mis ja nii edaseks. Et vahet ei ole. See on minu teekond ja siin ei ole see, et keegi teine midagi ütleb või ei ütle. Et võtsingi seda nii. Ja eriti täna läheb see kokku minu anarhistliku maailmavaatega samuti, et siin keegi teine ei tule ütlema mulle, et mida mina valin või ei vali. Et mina otsustan seda ise. Ehk siis siin ei ole kellegi teise minu elu kohta nii-öelda või minu saatuse kohta midagi öelda. Ja kui taevan isa on väga huvitatud selle armastuse jagamisest kõigile inimestele, sina kaasa arvatud siis, hea kuulaja, siis sul on täpselt sama võimalus. Ja keegi ei saa sind keelata ega takistada selles osas. Et keegi ei saa öelda sulle, ei, sa ei tohi või mida iganes vaata. Igaüks teeb oma otsused ise ja nii ongi õige. Ja taevasel isale meeldibki nii, et inimesed teevad oma otsuseid ise. Ja kui me teeme neid armastusest, siis see on lihtsalt superluks ja see on, mis läheb igati kooskõlla. Ja siis on kõik õnnelikud, ehk siis sina ja looja ja ka kindlasti teised inimesed, sest et õnnelikud inimesed loovad suuremat õnnelikkust üldjoontes ka nii-öelda siis ühiskonda, suhetesse. Nii, aga Reimo, mis sa arvad, kas praegult käime läbi selle ka, et kuidas nagu seda palvet teha või ma panen selle lihtsalt sinna lõppu kuskile või mis su mõtted üldse on hetkel selle koha peal praegult ja kas sul on kommentaare? Ja palve suhtes, et sa võid ju rääkida lühidalt ja lõppu ka panna. Võib-olla ja siis kommentaariks nii palju, et mulle oli hästi arusaadav, ma loodan, et kuulajatele ka. Et see asi hakkab vaikselt nagu mõttekust omandama. Vähemalt minu jaoks, et siin viimaste kuudega aina rohkem. Ja ma olen ka proovinud siin natukene palvetada ja aeg-ajalt on ikkagi nagu tunda sellist teistmoodi armastuse tunnet või midagi. Aga mul on just see kohvi efekt, et
kipun seda just valesti tegema, nagu sa seal kirjeldasid. Et see õige nipi kättesaamine, et lihtsalt loomulikult teha seda palvet, et see on selline keerukas koht minu jaoks. Aga mulle meeldib jah, et see on selline üleminekuline meetod, nagu ma siin terves ihuski rääkisin. Just. Et ei ole nii mingit imerohtusid kuskil, vaid kõik tuleb, selles mõttes jah, et samamoodi nagu keha tervenemiseks tuleb luua tingimused, soolestik puhtaks saada esmajoones, samamoodi tuleb hinge puhastamiseks tuleb ka midagi ette võtta. Et sellised paralleelid tekkisid mul, et aga asi on nagu loogiline. Nõus. See jumala armastus, kus juures aitabki puhastada meid, nii-öelda meie seda soolestikku, et mis on nagu eriti tore, et me ei peagi ennem tegema mingisugust muud tööd nii palju ära, vaid me võime hakata seda kohe omandama ja see juba teeb meie eest seda tööd ise. Päris paljuski. Jah, täpselt nagu selle samase soolestikuga, et sa võid kasutada mingisuguseid bentoniitsavisid ja mingisugust psülliumi, neid kesti ja mis iganes, et kuidagi kiirendada seda, eks ju. Aga see on võrreldav selle naturaalse armastuse teega. Et see toob omakorda probleeme võib-olla jällegi, ja langed jälle tagasi ja see nagu ei päästa nii, lihtsalt tuleb võtta mingi selline tõhusam asi. Ütleme, tõhusam selles mõttes jah, et anda aega samas ja luua tingimused ja tuua tekitada tingimused seal, et see keha saaks hakata üleüldse tervenema. Ja samamoodi selle hingega ma saan aru, et vaikselt järjest enam seda armastust paludes sa lood nagu tingimused, et see hing saaks sellest rohkem terveneda. Just nii. Ja see võtab küll aega, jah? Aga aega on igavesti, nii et see nagu võtab stressi maha pisut. Nõus. Ja see point ka näiteks, et inimesed ikkagi mõtlevad, ma ei tea jooks, ta on ikka igavene, ma ei hakka, mis ma hakkan aega raiskama. Samas inimesed kulutavad terve elu selleks, et luua omale pensionipõlveks õnnelikum elu või järgmiseks aastaks või. Pidevalt inimene teeb tööd, et tulevik oleks õnnelikum. Ja laiendame seda siis igavikule, et oleks siis võib-olla tõesti mõttekas kaaluda, mis see hingest saab edaspidi, et sa ei võta seda, mida sa siin õnnelikuseks pead, sa ei võta seda tingimata kaasa, kui see on materiaalne. Jep, et Tesla ja Bitcoinid ja asjad kaasa ei tule, et vaimsesse maailma. Just. Aga sinu kogemused ja sinu areng ja need muutused hingest, need tulevad. Just. Ja mälestused tulevad ka muideks ja kõik see õpitu ja nii edasi, et see eneseareng selle koha pealt tasub ära. Nii et lõppkokkuvõttes küsimus on ikkagi sinu elus, et mis just saab, eks, et kuhu sa tahad jõuda välja oma eluga, mida sa tahad oma eluga ette võtta, eks. Et sul on võimalik valida ise oma saatus ja mina näen, et see on nagu parim võimalik saatus, millest mina teadlik olen, mida valida. Ja ma ei ole kuskilt paremat muud varianti isegi kuulnud siiamaani. Ja sama siin. Isegi lugedes mitmeid kirju vaimsest maailmast ka ei ole kuulnud muudest nii-öelda parematest alternatiividest, et oleks üldse olemas. Et tundub, et see ongi nagu ülim kõrgeim, mis siiamaani inimkonnale kätte saadav on. No vot, praegu ongi see, öeldakse apokalüpsis, et mis tähendab siis kõige tõe ilmsiks tulekut. Igasugused tõed tulevad ilmsiks ja Mandela efektist rääkisime ka. Kes teab, kas oligi 20 aastat tagasi üldse seda kõike olemas, neid raamatuid, neid vaimumaailma raamatuid, mida me oleme lugenud. Võib-olla on Mandela efektiga nüüd tulnud, et kes sedagi teab. Jah. Palve osas, kui siit slaidi nüüd vaadata, et siis otsus, tahe, usk ja palve, eks. Et kõigepealt otsus on see, et okei, selge, ma tahan, teeme ära, eks. Ma olen nõus, alustame. Tahe on siis see, et see on nagu, sa väljendad seda tahet kuidagi, eks, et mitte siuke, et võib ka, vaid selline ikka, et ma tahan. Ja usk on siis siin juures see, et kus sa usud, et see armastus on sulle kättesaadav, et sulle tahetakse seda anda. Ning et, kuidas ma siis ütlen, et sa oled seda väärt või mitte, tegelikult võib-olla isegi see pole päris õige mõte, vaid võtta seda kui kingitust,
sõltumata, mis konditsioonis sa oled ja sa ei pea seda välja teenima, sa ei pea olema piisavalt hea või midagi muud selleks, et seda armastust omandada. Inimesed teevad tihti ka selle vea, et mõtlevad, et ai, ma ei ole piisavalt hea, ma ei ole väärt seda, ma olen teinud nii palju halba, jumal kindlasti mulle ei taha seda anda ja nii edasi, et see on täiesti iseendale valetamine sisuliselt, nii et ma soovitan seda mitte teha. Nii et usk ja usaldus selles suhtes, et sulle on see kättesaadav ja sa saad seda, kui sa seda palud. Ja Jeesus ütles ka, paluge teile antakse, sellest ta rääkiski tegelikult. Ning palve on siis see, et see peaks olema selline palve, mis ei tule lihtsalt sinu mõistusest, vaid see tuleb sinu südamest, sinu hingest. Et see on selline nagu sinu sisemine jah, et jaa, ma tahan, ma olen avatud sellele, palun anna mulle seda, palun täida mind. Et kui sa oled nagu selline siiralt, tugevalt, intensiivselt palud seda ja igatsed selle armastuse järgi, siis see tuleb sinusse, see tõmbab lihtsalt seda armastust sinusse. Siis taevan isa näeb, okei, selge, ta võtab seda tõsiselt, ta päriselt palub seda südamega, ma täidan teda. Et nii see töötabki. Ja nii, siin on natuke pikem jutt ka, ma ei hakka hetkel lugema, aga selles mõttes, et hea võimalus siis seda teha oleks nii, et kuskil rahulikus hetkes, ma ei tea, Jeesus soovitas, et mine näiteks oma tuppa, pane uks kinni ja nii-öelda võtta oma ette aeg, suhelda taevas isaga segamatult, et see on kõige parem. Mina isiklikult aeg-ajalt ka jalutamas käies õues palvetan. Olen nii mõistuse kui hingega avatud siis tema suunas ja südamega asja juures ning lihtsalt teen lihtsa palve, et taevan isa, et palun ava mu hing või ava mind sinu armastuse sissevoolule ja palun täida mind sinu armastusega. Ja olen selle juures nii-öelda siis võimalikult siiras, võimalikult avatud ja palun nii kaua, kuni ma tunnen mingit efekti, näiteks rõõmu. Ja siin on slaidi peal näha ka üks selline eestikeelne palve, mille siis olen siin kokku pannud, mis võiks aidata kaasa selle armastuse omandamisele. Sa võid proovida seda palvet ise öelda ja kas või mitu korda päevas, et igal juhul kasulik. Läheme siit edasi, jätkuv palve, ehk siis mõte on selles, et see ei olegi ühekordne kingitus või ühekordne asi, mille sa saad väikse portsjoni ja siis elad sellega, vaid mõte on selles, et omandada seda terve igavikku ja kasvada jätkuvalt. Siis sinu suhe hakkab ise nagu loojaga kujunema selle käigus ka nagu paremaks ja nagu selgemaks ja niimoodi. Ning tekib rohkem suhtlust, mingi hetk hakkad tajuma tema armastust sinu suhtes, tema hoolt, igast asju hakkad tajuma tegelikult. Tajud, et ta naeratab sulle näiteks, mida ma olen tajunud ise, et ta on nagu sükse naeratava ja hooliva ja tohutult armastava hoiakuga kõigi inimeste suhtes. See suhtlus temaga on nagu alati nii meeldiv ja nauditav, et see tuleb mulle endale vahel üllatusena, sest mu vahel nii-öelda aju unustab ära, et mingid head kogemused, eks ole, siis on see, et kogen uuesti seda mingit suhtlust temaga, mis on nagu nii hea sisemiselt üles ehitav ja lähendav, et see lihtsalt on see, et jah, see oli tõesti nii hea, ma olen juba ära unustanud, kui hea see oli, eks. Et seda juhtub, nii et selline kommunikatsioon hakkab toimuma ja see ongi oluline. Ja tekib see koostöö ka temaga kindlasti. Nii, siis siin on veel üks pikk slaid, nagu öeldud, südamega paluda siis. Ning järjepidev areng, ehk siis omandad Jumala armastust ja reageerid sellele ja siis rakendad seda oma elus, ehk siis väljendad seda. Ja see ongi selline protsess ja tulemuseks on siis, eks ju, sinu muudetud elu ja sinu kaudu, sinu mõjude kaudu siis ka teiste inimeste elud, eks ju. Et kelle eludesse sa väärtust tahad panustada. Et see on ju kasulik meile kõigile, heas mõttes siis loomulikult. Ja mis võimalusi edasiseks on, et oletame, et sa alustasid selle teekonnal, tegid palve ära, selge, vahva, mis nüüd saab edasi, eks, et kas ma nüüd istun siin kodus edasi või mis ma teen. Sa võid seda teha, kui sa soovid, et võid istuda kodus, palvetada oma ette ja mitte kellelegi mitte kunagi sellest midagi teada anda. Aga sa võid ka näiteks mulle kirjutada Telegrami chati näiteks, kui tahad, et tegid palve, kogesid seda teist kolmandat ja nii edasi. Siis selline kogukond ja kogukond, ma ei mõtle siis otseselt tingimata kristlikku kogukonda selles mõistes, et ütleme siin baptistid ja luterlased ja nii edasi, kuigi nemad võiks ka sinna sisse arvata, aga mõtlen siin ennast ja oma tutvusringkonda, kes me oleme sellest armastuse omandamisest teadlikud ja võib-olla isegi ka neid, kellel veel seda armastust, antud hetkel näiteks ei ole, aga kes siiski mõtleb sarnaselt ja võib-olla tahab seda teekonda mingi hetk ette võtta ja üldse nagu
suhelda nendel teemadel, et siis ka need on täiesti teretulnud ja mul on hea meel suhelda selliste inimestega. Et siis jah, vaikselt kogukond mingil kujul ikkagi ju moodustub ja ilmselgelt mul on tuttavaid ja sõpru, eks, kellega nendel teemadel räägime, arutame, kasvame, jagame kogemusi ja nii edasi. Nii et jah, kohtuda saab ka loomulikult ilmselgelt ja Zoomikaid teha ja kõike muud. Ja üle maailma on tegelikult olemas ka selline kogukond, nii-öelda siis selline divine love community, kus siis ma ise ka osalen, pühapäeviti on meil Zoomi kõned, seal siis palvetame, jagame kogemusi, räägime, naerame, muusikat, igast asju, nii et jah, vahva. Mis sa saad teha selle armastusega ongi see, et sa saad seda rakendada oma reaalses elus. Sa saad seda kasutada teiste inimeste ja iseenda ülesehitamiseks. Luua ühiselt uut ja paremat maailma. Harmoonilisemat, õnnelikumat maailma. Omalt poolt tänan, et selle esitluse ära kuulasid, vaatasid, kaasa mõtlesid. Aga jah, hetkel minu poolt selle koha pealt kõik, mis puudutab seda presentatsiooni ja asjast ülevaate andmist ja soovin edu sellel teekonnal, kui sa selle otsustad ette võtta ja väga loodan, et sinu sisemine tervenemine ja tugevnemine ja vaimu ja hinge areng ja selline küpsenemine võiks siis efektiivselt toimuda. Ja et sa võiksid olla võimalikult õnnelik, hingehaavadest vaba, mineviku piinadest vaba, pimedusest jamast vaba ja elada, näha uusi võimalusi. Et võib-olla siis teeks nüüd siia lõpuossa või teise ossa väikese jätku tervele mõistusele nagu selle vaimses sfääris terve mõistuse osale. Et räägiks nendest asjadest, et kus see info kõigepealt pärit on? Jaa, rääkides siis sellest, et kust see info minuni üldse jõudis ja kuidas ma üldse neid asju tean, mingit, ütleme siis sellist teadmiste poole pealt olevaid asju, siis 2008 ongi see aasta, kui ma leidsin selle Jeesuse kirjad, ehk siis selle veebilehe newbirth.net, kus ma siis kogu selle info teada sain ja hakkasin siit lugema erinevaid kirju ja materjale, mis siin on ja mingid raamatud, mis siin veel on ja nii edasi. Ja siin on siis kirjad kokku kogutud, mida siis lühidalt nimetatakse The Paget Messages ehk siis Pageti sõnumid. James Edward Paget oli siis mees, kes aastal 1914 kuni 1923 võttis vastu kirju vaimsest maailmast ja sealhulgas siis loomulikult Jeesuselt ja tema meeskonnalt ja paljudelt teistelt. Ning seal siis põhisõnum oligi sellest Jumala armastusest ja selle kättesaadavusest ja mida see inimesega teeb. Ning praegult siis siin veebilehel ma olengi, praegult jagan ekraani ja kui siit vaadata Paget Messages, siin on olemas siis vaatame inglise keeles loomulikult kõik see, jah. Vaatame, kas see on see või. Ehk siis siin on siis olemas The Paget Messages ehk siis need samased kirjad ja seda on võimalik ka PDF-i kujul alla laadida ja seal, kui ma õigesti tean, on siis need ka aasta ja kuupäevalises järjestuses. Ehk siis siin on olemas muidugi ka From in Date Order. 1914 olid üldsegi sealt tema naiselt Helenilt ja teistelt. Ja siis hiljem juba sealt muudelt ka, nii et lugemismaterjal on siin tohutult. Ja siin on veel teemade kaupa ka pandud siin, mis on väga vahva. Ja kuidas need kirjad siis, ega nad postiga vist ei tulnud, et nad see James Paget siis, ma ei tea, kas sa mainisid, ma ei pannud tähele, et veel mitte. Jah, et ta võttis need nagu meediumine vastu automaatkirjutamise abil. Just, ehk siis see on üks selline meetod, kuidas nii-öelda inspiratsiooni teel või ütleme sellise kommunikatsiooni teel vaimsest maailmast siis projitseeritakse mõtted inimesele siin füüsilises kehas ja siis inimesest kirjutab üles nii-öelda, et meedium tähendab lihtsalt vahendaja, et James Paget oli lihtsalt vahendajaks ja tal oli selline anne või and selliselt nii-öelda temasse nii-öelda siis sisestatud mõtteid kirja panna lihtsalt niimoodi järjest, niimoodi käsi nii-öelda enam-vähem ise kirjutab, et ta oma mõtetega vahel ei sega, lihtsalt tuleb mõtete pooleks sealt Jeesuselt ja teistelt ja ta kirjutas ja need on tõesti väärt lugeda need kirjad, sest et need on täis armastust, lootust, selgust,
arusaadavalt kirja pandud, väga elulised, igapäevased, mõistetavad, et see ei ole siuke mingi segane, mingi pudrukeel või siuke arusaamatud mingisugused müsteeriumid või siuke asi, millest aru ei saa, et millest nad räägivad. Vaid et kuidagi siuke väga mõistetav, vähemalt minu jaoks oli hästi loogiline ja arusaadav, et kõik oli kuidagi nii nagu hästi kirjutatud, et ei ole siuksed võib-olla noh, kui näiteks piiblit lugeda, siis seal on ka mingid näiteks seda apokalüpsise raamatut loed, mõtled, mis asja, mis obused, valged obused seal ja mida kõike ja siis mingi, noh, ühesõnaga aru ei saa, millest jutt käib, eks. Ja. Väga segane värk, et siin on, nende kirjade puhul on väga selge, konkreetne, arusaadav tekst ja väga vahva. Et... Vaata, muidugi on selline eelarvamus ka, noh, mul endalgi on olnud, et need kanaldajad ja meediumid ja noh, et neil on nagu mingi tumedate jõududega askeldavad, eks ju. No, võib ka tumedatega, aga see ei maksa nagu beebit pesuveega välja visata. Et noh, kui sul keegi lähedane hea inimene sureb, et mis siis saab, et kas ta muutub siis teemaniks või kui tahab sinuga rääkida. Päris nii see ei ole. Täpselt nii. Ja loomulikult neid tumedaid inimesi, ehk siis kes on surnud nii-öelda kehvas konditsioonis, hingekonditsioonis ja nii-öelda vaimses maailmas jätkavad sellisena siis noh, kui need on ikka tõesti kurjad, siis nad võiks nimetada need teemoniteks ja sisuliselt kõik need nii-öelda need vaimud, kes siin ringi liiguvad, ongi kõik inimeste vaimud tegelikult. Ja lihtsalt mõned, see kommunikatsioon töötab nii ehk naa, et selles mõttes ja loomulikult on neid meediume, ütleme noh, tihti ma arvan, et paljuski mitmed nõiad ja sellised ka suhtlevad seal pigem selliste võib-olla tumedamatega. Aga et jah, kindlasti võib olema ettevaatlik, on ju, see on selge. Ja teiseks on see, et noh, kuna jah, kirikud või kirikutes on üldjuhul selline arusaamine, et noh, et kui ikkagi mingid meediumid on ja kuskilt mingid kirjad, et siis ikka teemonlik värk ja nii edasi on, et noh, ma saan aru, see on levinud, aga see on pigem rohkem nagu kuulujutt minu arust reaalses elus. Sest et see ei vasta küll tingimata alati tõele. Ja kuidas sa sellest aru saad, on hästi palju selle järgi, et kirja sisu, loe kirja sisu, mis seal kirjas on. Sa saad aru tegelikult sellest, et kuidas üks kiri on kirjutatud. No võtame kas või ühe konkreetse kirja siit ette. Nii, esimene kiri, 31. mai. Ja siin on siis Helen, kes on siis Jamesi naine, kes tookord siis lahkus vaimumaailma ja siis kirjutas seal. Ja siis kirjutab ikka, et, noh, et hästi lihtne selline, et jaa, ma armastan sind, ma tean, et noh, et siin, noh, sükene väga isiklik, armastav, hooliv, soe, hell lähenemine, eks ole, et meeldiv, tore ja nii edaseks. Ja sa loed ja sa lihtsalt tunned, et vau, see on nagu armastuskiri enam-vähem sul siin. Ja kui hakata veel analüüsima seda, et mis mind loomulikult veenis selle kõige juures, et see ei ole mingi teemonite töö, on see, et kuhu need kirjad suunavad. Et kui need kirjad pidevalt viitavad sellele või ütlevad seal pidevalt nõu, et palveta rohkem, saa rohkem täidetud Jumala armastusega, et sa saaksid puhtaks pavaks patust ja pimedusest ja kurjusest ja kõigest muust ja suhtle Jumalaga ja tule talle lähemale ja liigu rohkem sellesse Jumala armastuse valgusesse ja nii edasi. Et noh, kui need pidevalt püüavad liigutada inimesi sinna nagu Jumala suunas ja paremate ja kõrgemate, ilusamate ja puhtamate asjade suunas, siis mis teemonite töö see on nagu, andke andeks, ei lähe üldse kokku, see ei ole absoluutselt loogiline. Ma saan aru, võib ju tunduda kahtlane, et pole kindel, et kas ikka see ja teine kirjutas, on see ikka Jeesus või mis on. Aga noh, kui sa juba võtad seda materjali, seda infot vastu ja sa rakendad seda infot, mis siin kirjas on, ehk siis ilmselgelt sa saad aru, et okei, need on ilmselt heatahtlikud isikud, kes on kirja pannud need asjad seal. Et see lihtsalt veenab sind mingi hetk. Mina olin alguses ka skeptiline muidugi, et mind oli ka treenitud nii-öelda nii mõtlema alguses, et noh, mine tea, et võib-olla tõesti mingi teemonite kätetöö, aga siis ma sain aru, et kuule, vist ikka ei ole, vaata. Et ikka teemonite kätetööst saaks ikka päris hästi aru ausalt öeldes, et ma arvan, et see kirja stiil ja see, kuhu üritatakse suunata oma jutuga, no oleks ilmselt hoopis midagi muud. Vot. Nii et see on nagu päris tugev argument minu arvates. Ja vaata, miks nad ei taha seda ja miks tavalised kirikaõpetajad kas või on ka õpetatud seda teemonite asja kartma ja no vaata see ametlik kirik, see on nagu ka ikkagi võimustruktuuri osa, kontrolli osa või sedasi sisse seatud tänaseks. Et kui nad seda tunnistaksid, siis oleks nendega lõpp, sest kõik õpetus tuleks otse Jeesuselt edaspidi samuti. Jah, täpselt. Ja no tulebki siiamaani, eks. Neid sõnumeid võetakse ka praegu vastu. Nii on, jah.
ka tänapäevaselt on inimesi, kes saavad sõnumeid Jeesuselt ja teistelt. Loomulikult ma ei usalda isiklikult kõiki nii-öelda vastuvõtjaid, eks. Ma olen lugenud ka selliseid kirju, kus on nii-öelda väidetavalt kirjad Jeesuselt, aga see kirja sisu on kuidagi nagu doesn't make sense nii-öelda. Terve mõistus tuleb appi jälle. Täpselt, terve mõistus tuleb appi, väga õigesti öeldud. Ja siin on siis contemporary messages ka veel olemas, et saab lugeda kaasaegseid kirju, mis siin on 80-ndatel ja 90-ndatel ja millal siin vastu võetud on 2001 aasta alguses ja kirjeldusi taevastest põrgutest nendelt, kes siis on seal reaalselt elanud ja olnud ja kes on seal põrgutest välja saanud ja igast lahedad asju saab siit lugeda ja leida, et siin on tohutult palju kasulikku infot. See on üks mahukamaid veebilehte, mulle tundub, mis olemas on. Jep, ja üks väärtuslikumaid, mis olemas on minu arust. Need spiritual books seal, need vaimsed raamatud, see ma nagu olen kõige rohkem praegu seal surfanud, et mõned raamatud lugenud, et seal ikka saab väga huvitavaid asju teada. Vot siin on need Patchetti sõnumid on mitte need esimesed 4, seal ta ei ole mitte kuupäevalises järjekorras, vaid nagu selles mõttes loogiliselt kuidagi pandud, et nagu juhatab sisse või järjest teemaga läheb edasi. Just. Ja see Life After Death, esimene raamat Getting the Hell Out of Here, see räägib hästi nendest ütleme põrgutasemest ja ütleme selle vaimusfääri, vaimumaailmasfääride tasemetest. Neid oli siis 7 tükki vist ja põrgu ja sarnane maailm nagu meil siin. Need olid kõik esimeses sfääris, see oli huvitav. Et seal on ka nagu alumised osad, ülemised osad, et ütleme seal alumine osa, seal ei olnud mingisugust ommaste kiristamist selles mõttes ja tõrva sisse kastmist või. Aga seal olid kõik sellised väga vägivaldsed hinged ja kes siis üksteise kallal seal siis oma praktikat tihti jätkasid. Just. Lihtsalt ja siis keskmine osa oli nagu siin keskmisele inimesele elu käib umbes vist. Väike keelepeks asja juurde ja selline intriigitsemine. Ja, täpselt. Ja esimese sfääri ülemine osa siis oli võib-olla selline nagu siin maa peal kõige õnnelikumad inimesed elavad. Minu ettekujutust või arusaam sellest siis jäi selline. Jep, täpselt. Ja siin on veel eraldi kategooria, siis see samane Life After Death ja siin on see The Spirit Heavens and the Christian Kingdom of God. Ehk siis siin on ka kirjeldus ja selgitus ja veel kirjas siis hunnik erinevaid kirju, mis on siis väga palju erinevaid kirjeldusi just nendest taevastest asjadest ja nii. Isegi moslemite taevastest ja mida kõike. Väga põnev lugemine. Ja vaata, see skeem on hea, eks ju. Et see nagu näitab, just. Kuidas toimub see argnemine, et kui sa lähed selle naturaalse armastuse teed, siis sa jõuad 6. sfäärini. Ida pühamehed võib-olla jõuavad sinna sedasi, kui nad ei tea küsida seda jumalikku armastust. Just nimelt. Ja siis räägime seal 7. edasi siis. Jaa, 7. edasi ongi siis nüüd see nii-öelda Jumala riik, kuhu siis Jeesus ütles, et kõik võivad sisse pääseda läbi uuesti sündimise. Ehk siis läbi selle hingetransformatsiooni, kus Jumala armastus sind muudab ja täidab. Ja siin see tavaliselt juhtub siin sfääris 7. Loomulikult see sama hing, millega me siit vaimses maailmas saame liikuda üles, eks ju, kõrgematesse tasanditesse, sfääridesse liikuda, areneda, elama, siis see sama hing, mis meil täna on, kes me oleme, eks, on see sama hing, kes siin hiljem on, ehk siis tähendab seda, et meil on võimalik hakata ennast arendama läbi Jumala armastuse omandamise juba siia konditsiooni juba täna. Ja iga päev, et ette valmistada ennast nii-öelda, et kui sa siit maa pealt lähed, siis sa ei lähe kuskile siia põrgusse või sa ei lähe kuskile siia Borderlandsi või kuhu iganes, vaid sa saad juba näiteks siia 2. või 3. või 5. või kuskile sfääri, mis on nagu tunduvalt parem ja see on enam-vähem sellised paradiisilikud paigad ikka ja mida kõrgemale, seda paradiisilikumaks, imelisemaks, suurepärasemaks elu seal läheb ja need ümbruskonnad ja keskkonnad seal on ja inimesed loomulikult ka. Ja mis on tore, siin on selline nagu filtreerimine, et siin ülemistes sfäärides, siin inimesed on jagatud eri kohtadesse elama, et siin, kes elavad 5. sfääris on nagu siia tasemesse kuuluvad, ehk siis siin on väga-väga meeldivad inimesed. Juba siin tegelikult on ja tõenäoliselt suurel määral ka siin 2. sfääris.
aga siin need, kes on siis nii-öelda põrgu konditsioonis, need elavad siin all. Ehk siis nad ei tule siia üles nii-öelda segama teiste inimeste elu ja harmooniat, eks. Ehk siis siin on nagu suur õnnelikkus tegelikult inimeste ja elu ei lähe kehvemaks nii-öelda. Ja siit ülespoole minnes järjest elu läheb lihtsalt suurepärasemaks ja imelisemaks ja see armastuse atmosfäär nii-öelda, mis täidab kõiki neid elupaiku seal, on lihtsalt järjest intensiivsemaks muutub ja need suhted, mis seal on ja elud ja mis seal elatakse ja need kodud ja keskkonnad ja kõik on, see on lihtsalt fantastiline kirjeldamatu tegelikult isegi. Ja see, mis siin üleval toimub, kui sa nii-öelda saad see täielik uuesti sinni kätte, saad siia minna elama. Ma olen lugenud nendest kirjadest, nad ütlevad, et siin on supreme happiness, ehk siis ülim õnnelikkus võiks seda nimetada. Mis tunne see on, mis see on, mina isiklikult tahan teada, mis see on, ma tahan välja selgitada, mis see on ja ma tahan elada siin. Ja see ongi, kuhu mina olen liikumas ja valinud suuna ja ma tahan jõuda siia välja. Ja siit muidugi saab üles veel, eks edasi minna. Nii et see on minu kindel suund, kuhu mina lähen ja ma tean, kuhu ma lähen, ehk siis siia ja miks ma sinna lähen. Jah, ma usun, et seal Jumala riigis toimub see edasiminek ka lõputult siiski. Täpselt, igapäevane areng. Lihtsalt me ei tea sellest nii palju ilmselt. Aga räägiks võib-olla äkki veel anarhiaga seoses, et kuidas see siis nüüd on, et me oleme siin anarhistid ja siis tahame ennast anda Jumala võimu alla ja seal nagu ma ei tea, kas pannakse siis ordenid rinda, et saad ühest sfäärist teise või mismoodi see valitsemine seal käib siis? Nii palju, kui mina olen siis aru saanud, on siis see, et inimesed elavad seal vabalt, ei ole selliseid nii-öelda jõuga valitsemise struktuure või selliseid asju. On olemas loomulikult community'd, on olemas siis need, kes on nagu edasi arenenud, ütleme kõrgemale jõudnud, kõrgemale arenenud ja nemad siis käivad allpool madalamates sfäärides näiteks õpetamas teisi. Kohtuvad inimestega, eks ole, omavahel mingid koolitused, mingid väljaõpped, ühised mingid tegevused, mingid laulmised, mida iganes vaata, muusika, kõik jutud. Ja see on selline üksteise aitamine pigem ning ühiselt edasi jõudmine ja seal ei ole see, et keegi valitseb kellegi üle. Ja samamoodi ka Jumal ei valitse selles mõttes nagu seal kuidagi mingi jõu või vägivalla või mingi muu asjaga kuidagi inimeste üle, vaid seal on täielikult vabaks antud vabadus. Ehk siis igaüks saab valida ise, mida ta teha tahab, vaba tahe eksisteerib edasi. Lihtsalt see allumine taevasele isale tekib sellest armastusest ausalt öeldes ja sa vabatahtlikult tahad lihtsalt teenida teda, sest et sa tunned, et sa tahad väljendada oma armastust kuidagi tema suhtes ja mõtled, okei, mis ma tema heaks teha saan, mis ma inimeste heaks teha saan ja lihtsalt sa teenid armastusest lähtuvalt. Ning sellest nagu see elu seal lähtubki ja seal keegi ei ürita kellegi üle võimutseda ega valitseda, kuningaid kui selliseid seal ei ole, aga Jeesus on seal nii-öelda see põhiliider, aga ka tema ei valitse kuidagi mingi jõu või selliste asjadega, vaid armastuse ja teenimisega. Ehk siis nagu vanem vend, kes käib, toetab, julgustab, õpetab, selgitab ja nii edasi. Ja niimoodi see elu seal käibki. Ja Jumalale alistumine, jah, see on üks paremaid asju, mis elus saab teha, aga see ei juhtu hirmust, ega ei olegi mõeldud hirmust juhtuma, sest ta ei ole huvitatud sellest, et me kuidagi hirmust alla alistuksime, vaid alati vabatahtlikult armastusest, kui me ise seda teha otsustame. Sest mina olen jõudnud selleni, et ma näen, et see toob kõige paremaid tulemusi elus. Nagu nii minu enda sees kui ka suhetes ja nii edasi. Ja kuna tema on inimestest ainsana kõrgem, siis ka tema on see lõplik ülim autoriteet ja tema vaimsed seadused kehtivad, mida inimesed muuta ei saa, ehk siis tema armastuse seadus, mis läbistab kogu universumi ja kõik muu nii-öelda harmoniseerub selle alla ja sinna nagu selle järgi, siis ütleme see armastuse jõud, mis Jumalast lähtub, see ongi, mis nagu on universumi nii-öelda driving force või kõige võimsam jõud ja see on number 1 seadus, ehk siis Jumala armastuse seadus. Ja kõik muu on nii-öelda alistatud sellele. Kõik muud jõud. Ja see on ainult hea. Just. Vaat nagu siin eelmises osas rääkisime evolutsiooniteooria üle siin füüsilises maailmas. Aga seal on see täiesti teema, et kui sa siin oled, eks ju, ookeanis kala, et sa ei ole sellist asja siiski, et sa arened, kasvatad omale kuidagi kopsud ja jalad ja ronid maa peale, et sa ei saa teise keskkonda minna, kui sa kala oled. Jah, just, täpselt. Aga seal on just nii, et see esimene sfäär on üks keskkond, eks ju. Ja ütleme, see on siis ookean. Teine sfäär on sul maismaa, eks ju, näiteks. Kui võrrelda siin füüsilise maaga.
siis tõepoolest sa kasutad omal jalad ja kopsud ja liigud teise sfääri, et see hinge seisukorra muutumine aitab sul uude keskkonda minna. Täpselt nii. Täpselt nii ongi, jah. Et kõik need valed, tead, mida me eelmises, võimlis kõik, aga väga paljudega saab tuua jälle paralleele, et kuidas see tegelikult kehtib, et nagu me räägime anarhiast, et keegi ei valitse meid siin maa peal, aga noh, tegelikkuses jällegi seal on see, noh, see on lihtsalt loomulik, see on nii sisse seatud ja asjad toimivad. Ja tema on isa on meid loonud ja just, ta soovib meie suurimat õnnelikkust. Need anarhia ja valitsemine, et kuidas see siis nagu loogiliselt jällegi klapib, et me siin anarhistidena räägime, et meid keegi ei valitse, samas seal on Jeesus, seal on looja isa ise, et nagu ei tohiks kokku klappida, aga no nii see lihtsalt on, et nagu kui sa komistad, siis sa kukud ja kui samamoodi, kui sa ütled, et looja seadused sind ei puuduta, no seda saad lihtsalt tõestada, kui lähed vee alla elama näiteks ilma abivahenditeta, nii et seda ei juhtu muidugi, tuleb neid looja seadusi ikkagi arvestada igal sammul, ka siin maailmas. Seal maailmas on looja lihtsalt tajutavam kui kaudsete igapäevaste tundemärkide järgi nagu siin. Ja no ühest raamatusarjast Antoni Borgia raamatutest ma sain aru, et siiski on seal nagu nii-öelda regionaalsed valitsejad ka ikkagi vist. Et kes on nagu seda, vahendavad seda. Aga noh, kuna seal see areng toimub loodusseaduste järgi, kelle hing on puhtam, see saab kõrgemas sfääris elada, sellel on rohkem mõistmist ja see on nagu loomulik autoriteet seal. Jah, sest tal on rohkem kogemusi nii-öelda. Just. Selles mõttes autoriteet, et mitte tingimata, et tal oleks sisemine autoriteet kuidagi või õigus kedagi valitseda, vaid pigem see, et teda kuulatakse või võetakse kuulla tema kogemuste ja experience'i tõttu. Vaat nagu eelmises saates see slaid ekspertidest, et no, sa ei kutsu eksperti, ei hakka siis teda õpetama, et seal on nad nagu loomulikud eksperdid, et selline tõeline meritokraatia, mitte nii nagu siin üritatakse teha, et öeldakse, et keegi on ekspert ja siis juhib ja juhatab. Just. Ja no siin maa peal ju üritatakse lihtsalt jällegi kopeerida seda ja väänata pea peale kõike. Sellist loomulikku hierarhiat. Kõik need vabamüürlaste astmed ja karjääriredelid igas korporatsioonis ja sõjaväe auastmed ja nii edasi. Kõik on nagu väänatud vastupidiseks, et tegelikult on ikkagi põhineb see ikkagi sellisel tõelisel ärateenitud või loomulikul autoriteedil. Et kui ma lähen eksperdi juurde, siis ma tahan kuulda, mis tal on öelda. Ma tahan õppida. Just, ja sa saad valida, kas sa rakendad tema öeldut või mitte. Ja. Mitte tema ei sunni sind. Just. Ja ma toon siit ühe näite ka ühest kirjast, mis on siis läbi Jamesi vastu võetud siin. Nii-öelda siis Apostel Johannes kirjutab siin inglise keeles, hästi ilus kiri, soovitan lugeda ka. Ja siin oli just üks koht, kus selle valitsemise koha pealt just ongi see teema. Muide siin kirjutab, et ma olen ülimalt õnnelik ja töötan inimkonna heaks ja samamoodi otseselt töötab Jeesus ise, ehk siis master on siin öeldud, eks ju. Aga noh, master on mitte selles mõttes, et keegi, keda kummardatakse või midagi sellist, aga keegi, kes nagu teab rohkem, kes on nagu meister, asjatundja, mitte boss, eks ju. Mitte massa Jeesus, vaid meister õpipoiss suhtes. Just nimelt ja siin on siis see, et ta ütleb ka, et Jeesus on siis valitsev vaim meie kuningriigis ja tema nii-öelda siis mõjuvõim või see on nagu ülim ja kõrgeim, eks. Ja see on loomulikult, ütleb, et see on loomulikult Jumala riik või Jumala kuningriik, aga see kuningriik, või ütleme siis niimoodi, et see kuningas on antud juhul siis mõeldud loojat tegelikkuses. Ja see
siin on see, et but this kingdom is being formed by the master, ehk siis Jeesus on see juhtfiguur, kes aitab formeerida või moodustada seda riiki siis, või seda uut community't või ühiskonda nendest, kes selle jumala armastuse endasse saavad ja sinna nii-öelda elama kolivad sinna ülesse lõpuks. Ja siis ta ütleb siin, et he rules by love and ministrations and not by the hard lines of force and coercion. Ehk siis täpselt see, et Jeesus valitseb armastuse ja teenimisega, mitte nii-öelda mingisuguste jõu või survestamistega, eks. Nagu me oleme siin maa peal näinud ja harjutanud, et nii-öelda ähvardused ja mida kõike. Et see just asja ei eksisteeri selle üleval. Et on ainult armastus ja nii-öelda teenimine. Vabast tahtest, austus, kõik asjad, see töötab seal. See on lihtsalt perfektne. Seal on nii-öelda paradiislik asjale toimimine, ütleme siis nii. Et kõik on nagu nii-öelda küll ennast mingil kujul nagu alistanud Jeesusele ja teenivad teda, aga but it is hard to make you understand this, et see on nagu raske selgitada, ütleb, et see alistumine või see nagu kuulekus või see, et on armastuse tulemus ja see sõna siin ei anna seda täpset nagu arusaamist edasi ausalt öeldes, et seda on jah ilmselt raske seletada. Jah, vaat jah, nagu siingi lähed, sõlmid töölepingu, lubad midagi teha ja siis ka nagu alistud selles mõttes, et sa näed, et see on sulle kasulik hetkel. Ütleme tööandjale selles mõttes alistuda, et tema annab sulle töökäsu ja sina lähed teed ära ja sa saad sealt oma palga kätte, eks ole. Just. Et seal on samamoodi, et seal on valik, et kui sa, loodusseadus on ise asjaga. Mõnel teisele hingele see alistumine selles mõttes on ka, jällegi sa näed, et see toob sulle ainult kasu ja aitab sind edasi. Nii ta käib. Jah, alistumine on mingis mõttes ka kokkuleppe ja selline koostöö, sest näiteks oletame, et ma ütlen, et okei, Reimo, kuule, lähme äkki teeme autoga ühe vägeva tiiru kuskile korra, et vaatame Lõuna-Eestite värki. Ja sina ütled, et davai, teeme ära, vägev, muidugi. Siis selles mõttes sina nii-öelda alistusid minu sellele mõttele või välja pakutud ideele, ehk siis nii-öelda just kui alistusid mulle nii-öelda. Sa olid nõus sellega, et okei, võtame selle ette. Et see on nagu, ma näen, et see on nagu see variant ja sa nägid, et see oli suke hea, ma ei sundinud sind midagski, aga ma andsin sulle võimaluse nii-öelda siis. Just, et see on selline mõlemale poolele kasulik, et sedasi alistume me iga päev oma lähedastele, et keegi teeb mingi, või sõbrale, et keegi teeb mingi hea ettepaneku, mis talle meeldib ja mis sulle ka meeldib, nõustud ja nii ta läheb. Suhted paranevad järjest ja arenevad. Siin ei ole mingisugust kahju tekitamise nii-öelda motiivi siin taga. Sama teema on taevas isaga, et ta ei ole kunagi olnud ega ei ole, ega ei saa olema nii-öelda kuidagi kahjustava suhtumisega meisse või midagi sükest, vaid ta alati otsib meie kasu, sest armastus otsib teise kasu. Tahab, et teised oleks õnnelikud ja nii edasi, sest taevan isa on ise rahul, ta ei vaja otseselt inimesi selles mõttes, sest ta ei sõltu kellestki ega millestki, aga ta on tahtnud meid, et me eksisteeriksime ja ta tahab jagada oma armastust ja elu meiega. Jah. Aga jah. Ühe asja ma tahtsin veel lisada. Me rääksime ühes saates siin, terve mõistuse saates rääksime tasandilisest maast või sellest lamedast maast. Kus juures see lameda maa teema käis läbi sellest samast Patchetti kirjadest. Ja sest, et siin mainiti sellist asja nagu Earth Plane, et ülevalt Jeesus ja teised tulevad siia alla ja nad ütlesid, et siia, kuhu nad tulevad, on nagu Earth Plane. Ja siis mõtlesin, okei, mis mõttes Earth Plane, et nagu tasand või mis asja, et mis mõttes tasand, see peaks olema nagu ju kera või sfäär. Ja siis sain sama selle diagrammi peal. Ja nagu kirjades on kirjutatud ka, et see on siis nagu sellised vaimusfäärid ja sfääride sees on siis tasandid, ehk siis on madalamad tasandid ja kõrgemad tasandid ja siis kui kõrgem tasand saab läbi, siis sealt üles läheb järgmisesse sfääri ja seal on tasandid. Et selline kirjeldus oli sellest vaimsest nagu universumist nii-öelda siis jah. Ja maa, ma sain aru, on ka tasand ja siin on isegi mitu tasandit nagu nii-öelda kihiti, eks ole, et on kõrgemad, on madalamad ja nii edasi. Madalamad on siis põrgudeks. Nagu siis oli juba see mõte, et okei, päris huvitav, et kas me oleme siis mingi sfääri sees, kus me praegult oleme ka siin mingi tasandi peal, et see on mingi tasand, mis lõikub ka muidugi vaimse maailma mingi maatasandiga siin. Siis tol hetkel ma ei osanud üldse mõelda lameda maa teema suhtes midagi, aga siis kui hiljem tuli see 2014 või 15 või 16, millal see oli, kui see Telegrami artikkel tuli ja siis nagu ma mõtlesin ka tagasi, aga
ja, sfäärid ja tasandid, ja, makes sense. Et see nagu oli mulle lisakinnituseks sellest, et maa, kus me siin elame, see on üks tasand siin, eks ole. Selles mõttes, et see ei ole pall. Kui siis midagi, siis see on mingi sfäär, eks, mille siis nagu elu siin käib. Kus on mingid tingimused ja mingid ained ja mida läbistavad erinevad nii-öelda vaimsed seadused, energiad ja nii edasi. Ja see on ikka huvitav, kuidas need omavahel üldse paiknevad, et füüsiline maa ja need tasandid maa suhtes ja omavahel. Et ega see päris nii vist ei joonista seda üles, et lähed kilomeetri kõrgemale, siis on esimene tasand ja kusjuures väga võimalik, et umbes nii ta ongi. Võib olla. Jep. Et aga ma täpselt ei kujuta ette, kuidas see kõik välja näeb, aga see ei olegi lõppkokkuvõttes kõige olulisem, kõige tähtsam. Et see on pigem selline materiaalne küsimus, et tähtsam on lihtsalt teada, et taevad on üles suunas nii-öelda ja sealt läheb järjest ilusamaks ja paremaks, valgust täis maailmad ja see on kuhu loodetavasti tahad sa kindlasti ka välja jõuda. No see on teisest mateeriast, teistsugune füüsika on seal. No ei saagi võiks ühele niimoodi seda asja võib-olla kirjeldada. Isegi kui tead. Just. Aga räägi, sa mainis, et see jumalikku armastust on viimased 2000 aastat saab siis. See on siis nagu peale Jeesust, kui ta selle teate tõi siis. Aga samas oli see Esekieli see kivine süda liha selliseks lihaseks südameks vahetamine, mis on varasem. Et kui keegi taipas küsida, kas siis sai, mis sa arvad? Tead, ma arvan, et ei saanud, vähemalt nende kirjade põhjal, mis ma olen lugenud. Et see potentsiaal inimese hingele veel ei olnud nagu lahti või avatud või kuidagi taastatud. Et oli küll nagu mingi teadlikkus või mingi info tuli läbi, et on tulemas see aeg, et see oli nagu ennustus nii-öelda, et mis saab olema ühel hetkel võimalik jälle. Aga siis sel hetkel see, ma saan aru, et ei ole olnud ikkagi kättesaadav. Et see võimalus tekkis alles siis, kui sel ajal või perioodil, kui Jeesus oli just nagu sündinud või sündimaas või midagi sellist. Ja siis tema nagu hingena tajus seda asja esimesena ja niimoodi, et siis ma nagu sain niimoodi aru sellest. Aga täna on see avatud, jah, see potentsiaal on kõigile lahti ja mingi hetk see pannakse uuesti kinni see potentsiaal, sest et kuna ei ole mõtet hoida seda vist kättesaadavana, kui mingil hetkel inimesed ei ole võib-olla huvitatud sellest enam. Aga nagu ma olen aru saanud, siis jah, et see tee sinna Jumala riiki mingi hetk nagu saab suletud, aga mis saab edasi tulevatest põlvkondadest, kel pole olnudki võimalust, eks ole veel. Ma arvan, et ilmselt mingi hetk see läheb jälle uuesti lahti, ma pakun. Et see kõlab ainult loogiliselt. Et selles mõttes, jah. See on nagu, pileti eelmüük, et. ja, täpselt. VIP-piletid. Järgmine kontsert on 1 miljoni aasta pärast siis. Täpselt. Anname teada. Just, jah. Aga täpsustan veel üle, ole ja mis see Jeesuse tähendus ja sõnumis tegelikult oli, et armasta oma naabrit või siiski ikkagi see, mis sina räägid siin Jumala armastusest? Jeesus õpetas mõlemaid asju tegelikult, nii seda naturaalse armastuse teed, ehk siis see 10 käsku ja et armasta ligimest nagu iseennast ja armasta loojat ja armasta iseennast, eks. Et see on kõik selline nii-öelda, mida me suudame ka naturaalse armastusega. Aga ta oma jüngritele hiljem andis nii-öelda selle 11. käsu, mis oli see, et armastage kõiki, nii nagu mina olen teid armastanud, ehk siis selle jumaliku armastusega. Et kasutage seda. Ja siis tema põhisõnum oli ikkagi see, et seda jumalikku armastust endasse omandada ja saada hingele muutused ja saada päästetud täielikult ja nii-öelda lunastatud selle armastuse läbi ja muudetud, et pääseda sisse siis sinna Jumala riiki, kus pattu pole, õnnetu olemist pole, kurjust pole ja saad igavesti ülimas õnnelikkuses lihtsalt elada oma elu ja areneda edasi vaata fantastilises nagu elu tingimustes. Kuule, räägiks siis terve mõistuse seisukohalt nendest imetegudest, mis Jeesus on teinud, et kuidas nendega oli? Ja, nendes kirjades Jeesus on rääkinud ka nendel teemadel ja ta muuseas öelnud ka seda, et ta ei sündinud neitsist, selles mõttes, et nii-öelda, püha vaim kuidagi tegi Maaria rasedaks ja siis Jeesus nagu sündis justkui osalt Jumalast ja osalt naisest ja mehe nii-öelda siis
osalus oleks nagu olnud täiesti olemata. See ei olnud nii, et Jeesus räägib, et ta sündis loomulikul teel, ehk siis tema isa Joosep ja ema Maarja või see Mirjam või kuidas ta nimetatakse. Seksisid ja lihtsalt nii-öelda normaalsel viisil, et sündis nagu inimesed ikka. Joosep oli tema nii-öelda päris füüsilises mõttes isa, aga lihtsalt ta sündis uuesti tänu sellele Jumala armastuse omandamisele ja sai nii-öelda uues võtmes või uuel viisil Jumala lapseks, ütleme siis esimesena, et ta oli nii-öelda esmasündinu vendade seast, nagu vist Paulus või kuskil keegi kirjutas piiblis. Ja ta oli esimene, kes siis selle uuesti sünni saavutas ja õpetas ka teisi siis sellel teemal välja. Ja muud imeteod selgub, et ta veest veini ei teinud, hoopiski andis vist raha, et veelähkritesse lihtsalt kohalikult diilerilt, nii-öelda veinitiilerilt veini hankida ja sinna sai siis lihtsalt vein sisse valatud ja toodud. Niimoodi oli see lugu. Ning leibade ja kalade paljundamine samuti ei vastanud tõele. Aga mis vastas tõele, olid tervendused. Ehk siis need, kes seal jalutu oli ja kes seal kuivanud käega olid, et need said terveks. Et need tervenemisimed olid reaalsed. Mis veel ei olnud reaalne, oli see, et kui nii-öelda kurjade vaimude ajamine sinna nendesse sigadesse, kes siis sead jooksid sealt mingi kaljuservalt alla ja siis nii-öelda hukkusid. Et seda ei juhtunud, et see on mingi kellegi fantaasia, ja see ei ole ka loomulikult Jeesuse käitumise moodi, et see ei ole kuigi armastav sükst asja teheks. Ning Jeesus ütles, et tema ei ole sükst asja teinud, et sükest nii-öelda sigadesse midagi ajanud, et see on kellegi välja mõeldis. Sellist sigadust ta ei teinud. Täpselt, sellist sigadust ta ei teinud, aga jah, need tervenemise imed olid reaalsed, uuesti sünd oli reaalne ning las ma mõtlen, mis ta seal veel tegi siis? Surnust ülestõusmine, see teema või? Nagu ma siit lugesin, siis see keha, mis tal risti löödi, sellest ta muidugi tuli välja, eks ole, kui ta nii-öelda selle risti peal ära lämbus. Ta nii-öelda toimetas vaimses maailmas edasi, käis vahepeal kuulutas seda uuesti sünniõpetust vaimses maailmas, siis vahepeal keha tal maeti hauda, eks, ja siis ta läks sinna hauda ja kellegi seal nii-öelda inglitest sõprade abiga ma sain aru, et kuidagi lahustas ära selle nagu ümbrusesse või midagi sükest, et ta selle lihakehaga nii-öelda selle laibaga, et selle laiba ta lihtsalt nagu lahustas ära kuidagi õhku või midagi sellist, et ta sellega tegi, dekomponeeris selle asja siis täiesti nagu juppideks, molekulideks, aatomiteks. Ja hiljem see keha, millega ta siis ilmus oma jüngritele ja nähtaval kujul, oli siis selline, mille ta moodustas endale ümber, mis ei olnud see sama keha, nii-öelda, mis suri juba, vaid see oli nagu oli lihtsalt selline manifesteeritud füüsilise keha sarnane keha. Ja siis selle kehaga ta ilmus läbi seinte, eks ole, ja mida kõike, eks. Suhtles ja rääkis ja sõi seal kala ja mida kõike, eks. Aga pärast see keha, selle sai ilusti nagu ära lahustada uuesti plaks kuidagi vaimseteks aineteks laiali ja nii edasi, et siis lihtsalt. Aga pärast seda ta ei ole rohkem siis ka uuesti seda materialiseeritud keha endale tekitanud, et siia kuidagi ilmuda. See ilmselt vajab mingit jõudu selleks ja ühesõnaga ma ei tea, miks ta ei ole seda rohkem teinud, võib-olla seda, ma ei oska selle kohta kommenteerida. Aga niimoodi see oli siis olevat olnud, et ta nagu materialiseeris endale sükse uue keha ümber. Kes ütleb, et see on võimatu, see kuulaku eelmist podcasti ja Mandela efekti, et väga huvitavaid asju juhtub, mis tunduvad võimatud. Vaatame siis veel mõned küsimused äkki, mida peaks arutama. Hinged näiteks, et kas kõik hinged on loodud korraga või siis just enne eostamist või kas nad on ka mehed ja naised enne kehasse saabumist? Mis sa arvad? Tead, hingedega on niiviisi, et kui ma olen siit lugenud sellel teemal, siin on need spiritual subjects ja soulmates. Ja et inimeste hinged, ma ei tea, kas nad on loodud kõik ühe korraga või jätkuva protsessina kuidagi, et nii-öelda, ala homme tuleb juurde mingi ports hingesid kuskilt, et ilmub nii-öelda kuidagi jumal neid loobeks. Ma ei tea, see on võimalik, jaa, ma arvan, et see on võimalik. Ja ilmselgelt meid on miljardeid juba, eks. Aga nagu ma olen aru saanud, siis see hing on nagu selline, mis koosneb kahest poolest. Ehk siis ta on nagu terviklik hing, aga koosneb kahest osast, et üks nendest on siis selline nagu meessoost nii-öelda ja teine on siis selline naissoost ja nii, et nagu kompositsiooni mõttes. Ja enne seda, kui ta kehastub, siis ta nii-öelda läheb pooleks nii-öelda, et pool sellest kehastub meheks, üldjuhul ja teine naiseks, eks. Ja siis need kaks hinge poolt on nagu siis
üksteise jaoks nagu nii-öelda soulmate'id või see, nad kahe peale moodustavad siukse tervikliku hinge moodustavad. Hingesugulased. Mitte sugulased isegi, vaid nagu hingekaaslased või. Et nagu nii-öelda see ainuke teine pool nii-öelda, kellega nii-öelda kokku kuulub algselt, eks. Ja eesmärk on siis selles, et kumbki saaks isikliku individuaalsuse ja samas nad mõlemad isiklikult tunnevad ennast kui tervikliku hingena, aga samas nad nagu justkui kuuluvad ka kokku nagu sükse terviklikuna või kuidas seda siis võiks öelda, tervikuna. Lihtsalt üks hing, mis on nagu kahes eraldi individualiseeritud kehas siis. Siin saab lugeda selle kohta ka ja vaimses maailmas varem või hiljem, eks mingi ärkamine toimub ja siis saad teada, et okei, kes su soulmate on. Ja mõte on selles, et selle läbi pakkuda ka lisa õnnelikkust inimestele, et sul on olemas see paariline nii-öelda, et igal ühel on see paariline olemas kuskil. Ja mõte on selles, et siis tulevikus koos elada õnnelikuna ja nii edasi. Et kui on tahtmist ja valida seda, eks. No, kui veab, siis saad siin maailmas kokku. Aga seal järgmises on vist lihtsam üles leida. See on lihtsam, jah. Täpselt, see on lihtsam ja ilmselt, kui seal on paremad tingimused. Ma ei tea, kas sa, Reimo, oled kunagi näinud sellist vaata Ameerika ja Austraalias tehtavat saadet, mis on see The Bachelor või siis see... Ma tean seda, aga ma vist ei ole ühtegi otsast lõpuni vaadanud. Ja. Seal on vaata see, et kui sa vaatad seda, seal on nii head tingimused, et a la mingi kaunid keskkonnad, küünlad iga nurga peal enam-vähem, kõik on nagu ette valmistatud, eks ole, et sul on siuke romantiline keskkond, kus sa saad seal nii-öelda tundma õppida mingisuguseid naisi või mehi või kes seal parasjagu seal on ja suhtlevad omavahel. Siis see ümbruskond, see keskkond, see maja, see hoone, kõik see basseinid, mis seal kõik on, need võimalused ja siis see on see, et saatemeeskond on mingi eelarvega alati arvestanud, et okei, kui see näiteks see bachelor tahab siis seal mingite naiste kuskile teidile minna, et siis on kohe olemas mingi raha selle jaoks, et ma ei tea, mingi tennist mängima minna või kaljuronimist või lennukiga lendama, et kõik variandid on olemas. Ehk siis see romantiline keskkond on niivõrd suurepärane selle, et sa lihtsalt naudid seal lihtsalt, päike paistab, ilm on hea, kõik on õnnelikud, rõõmsad, mingid tervisemuresed, mingid jamasid ei ole, vaata. Et samamoodi, kui nii-öelda sa kohta lähed elama näiteks a la mingi, ma ei tea, 5. sfääri oletame, ja sinu hingekaaslane on ka seal, siis see atmosfäär seal, need võimalused, et seal ei ole haigusi, seal ei ole mingisuguseid õnnetuks tegevaid asju, ei pea raha pärast muretsema, sest raha ilmselt seal ei olegi, nälga surra sa ei saa, riideid ei kulu, riided saad mõelda oma mõtetega endale selga, kõike muud, siis kujuta ette seda keskkonda, kui seal on kaunis, seal on lilled, seal on puud, seal on elukoht olemas, sa oled rõõmus seal, siis ilmselgelt see võimalus suhteid luua seal on hoopis teisel tasandil kui praegult siin, ma ei tea, elad kuskil mingisuguses kolkas on ja sul pole raha, ilmselgelt niimoodi teidil ei lähe väga hästi või ütleme, ei pruugi teit edukalt minna, ütleme siis nii, et kui ikka mingeid võimalusi pole, et sa ei saa isegi lille osta, eks ole. Aga seal oled kõik võimalused olemas nagu bacheloris, eks ole, paradiisis enam-vähem, et siis need suhted ja asjad kindlasti saavad palju paremini alguse ja nii-öelda saavad õitsele puhkeda palju paremini nendes tingimustes seal. Jah. Mõttega saad riideid luua või maja endale luua. See ei tähenda, et sa saad igasugused riideid omale luua, kui sa ei oska. Sa ikkagi pead seda teemat valdama vaimu maailma mõistes. Seal on ikka harjumisvõimalust ja õppimist on palju, palju varemalt isegi kui siin. Mul meenus üks asi. Vaata, mis puudutab lapsi ja nii, ja neid, kes võib-olla surevad näiteks varakult a la abordi käigus või 2-aastaselt, on, et mis nendest saab, eks? Kas nad lähevad siis põrgusse või kuidas nendel, kas see uuesti sünni võimalus on üldse olemas, on ju? Et tegelikkuses, kui lapsed nii-öelda hästi varakult ütleme lahkuvad, siis tavaliselt nad ei ole jõudnud oma hingele nii palju kahju teha, et nad on üldjuhul ikkagi sellises terves ja normaalses nagu konditsioonis ja nad lähevad üldjuhul siis ikkagi nagu heledamatesse paikadesse a la maatasandi kõige kõrgem tasand ehk siis see Summerland, et sinna näiteks viiakse nad üldjuhul ära ja seal nad, kuna vaimse keha nad juba said, isegi kui nad abordi käigus surid, eks ju, siis tegelikult see vaimne keha neil materialiseerub ümber ikkagi või manifesteerub ja siis nad lihtsalt kasvavad täiskasvanuks seal vaimses maailmas, aga välimus jääb seal kuskil, ma ei tea, 25-seks, 30-seks, kuigi sa saad muuta oma välimust mingil määral küll seal, aga mõte on selles, et kõik näevad seal noored välja, eks. Aga ja siis ka need lapsed kasvavad ikkagi täiskasvanuks, ütleme ka välimuse mõistes ning suureks, eks siis ütleme oma suuruse mõistes, et ei jää sükseks väikseks, nii-öelda 2,5 kiloseks või 5 kiloseks. Yeah.
Ja see võimalus omandada Jumala armastust on samamoodi olemas kättesaadav vaimses maailmas, nagu see on siin ka maa peal praegult. Ja samamoodi on see kättesaadav põrgutes, mida olen lugenud nendest kirjadest. Ehk siis sellel viisil ka need, kes on võib-olla, ma ei tea, aastakümneid, võib-olla aastasadu nendest tumedatest tasandites elamas, tegelikult kui nad teaksid sellest võimalusest ja haaraksid kinni sellest Jumala armastuse omandamisest läbi palvete, siis nad saaksid ka sealt omale konditsiooni muutuse ja kui konditsioon muutub, siis ka nende asukoht muutub ja nad ei pea enam kuuluma sinna pimedatesse kohtadesse, vaid võivad välja areneda ülemistesse elupaikadesse. Et siis see võimalus on olemas. No vaata, jah, siin on see asi ka veel, et ega neid seal päris üksi ei jäeta, et kõrgemast väärist saab allapoole minna abi pakkuma. Ja alumisest saab ülespoole minna külastama koos selle abipakkujaga näiteks. Neil tõstab sind kaasa, viib sind üles, eks ju. Ise sa nagu ei suuda minna teise keskkonda. Ja noh, ma lugesin ka mingit kirjeldust, kus käidi. Üks mees käis teist aitamas või abi pakkumas ja vaatamas, kuidas ta läheb ja see ikkagi paandas seal oma kibestumist ja värki. Ja siis ükskord võttis ühe tüdruku kaasa, kes oli ka hiljuti saabunud vaimumaailma. Ja selle lihtsalt kohalolek kuidagi inspireeris teda kuulama seda madalama sfäärimeest ja hakkas vaikselt siis areng peale ja ta sai sealt lõpuks minema. Täiega lahe. Et need raamatud on selliseid huvitavaid lugusid täis. Ja kõik selle vaimumaailma füüsika toimimisest ja maru põnev on. Soovitan. On. Jaa, need on väga head kasulikud raamatud küll, huvitavad. Kuule, vaata, ma arvan, et osadel inimestel kuulajatel on ikkagi veel võib-olla segadus, et see uuesti sünd ja räägi uuesti sünd versus reinkarnatsioon. Hästi. No nendest kirjadest ma olen siis õppinud ja siit saab ise ka muidugi lugeda ja uurida, et siin oli vist life after death ja siin on reincarnation true or false, ehk siis reinkarnatsioon, ehk siis see asi on puhtalt illusioon, ehk siis keegi ei kehastu uuesti siia maa peale füüsilisse kehastusse või ei saa nii-öelda uut füüsilist keha. Ehk siis nii-öelda ei tule tagasi siia maa peale elama pärast surma. Ehk siis siin on nagu põhjendused ka, et miks see ei ole võimalik. Ja siis teine asi on see, et kuidas see reinkarnatsioon siis illusioon on. No ma toon selle põhjenduse ära, et miks see võimalik ei ole, on see, et vaata kui hing, kellel veel ei ole ei vaimset ega füüsilist keha, tema on võimeline kehastuma lootesse. Ehk siis see loode on lihtsalt nii-öelda füüsiline selline kookon või ootel keha nii-öelda, kuhu saab siis hing sisse minna, kellel veel ei ole vaimset keha ega ka füüsilist. Nii, ja tuleb sinna ja mingil hetkel, mis hetkel täpselt ei tea, see varieerub ka muidugi. Ja siis ta saab sinna sisse, seal siis nagu moodustab ühenduse selle kehaga ning siis sõltumata sellest, kas ta nüüd on terve selle perioodisel ema kõhus ära 9 kuud või natuke vähem, natuke rohkem ja siis sünnib või siis ta sureb seal kohe ära, et nii-öelda kas või näiteks, mis on see iseeneslik abort või siuksed asjad, mis juhtuvad, vaata, see katkemine, eks, raseduse katkemine. Siis lõppkokkuvõttes tulemus on ikka sama, et see hing lahkub sellest füüsilisest kehast, see side sellega katkeb ja hing manifesteerib enda ümber selle vaimse keha. Ja sellesse vaimsesse kehasse kapseldununa siis see inimene või see hing siis jätkab oma elu vaimumaailmas. Ehk siis ta ei saa sellest vaimsest kehast enam kunagi nii-öelda välja või lahti või nii-öelda. Ehk ta ei saa seda enda ümbert ära raputada. Ja ta ei saa selle vaimse kehaga enam uuesti ka minna uude lootesse, et sealt siis nii-öelda oma uus keha saada, sest et tal juba on keha ja vaimsest seadused ei võimalda nii-öelda uut keha saada. Ja see ei olegi nii ette nähtud. Tal on olemas keha ja kogu lugu, sellest piisab ja korras ja nüüd on vaimses maailmas lihtsalt elu edasiminek ja areng ja seal elu jätkub, eks. Ja nii see ongi planeeritud. Aga osad inimesed ei tea seda ja osad on lihtsalt nii-öelda näiteks Indias usuvad reinkarnatsiooni. Oletame, toome näite mingisugune, ma ei tea, 50 härra näiteks sureb Indias, on ju, usub reinkarnatsiooni, et ta peab tagasi tulema, lahkub kehast, tajub, et ohoh, ma olen ikka veel siin, näe, mu laip on siin samas kõrval, okei, maetakse maha, selge, nii okei, ahah, ma vist peaks tulema tagasi, nii, kust ma leian mingi raseda naise, mõnikord otsibki raseda naise näiteks ja siis vaatab, ahah, okei, ma olen hüppan talle sinna kehasse või midagi. Noh, proovib sisse tungida sinna ja mis juhtub tihtipeale on see, et ta jääb sinna ema energeetilisse aurasse kuidagi kinni või siis sinna toimub seestumine, et nagu piibli mõistes, et see nii-öelda, vaim on läinud kellegi teise kehasse seestunud
ja siis ta on seal nagu kas lõksus või ei saa sealt välja või lihtsalt on teadlikult, tahtlikult selle edasi ja siis ta püüab seal lapse sees olla. Ja nüüd, kui laps näiteks sünnib, siis ta püüab seal võib-olla lapse juures olla või lapse sees või tema ümber või lähedal või mis iganes. Ja siis loomulikult laps on see uus hing, kellele siis see keha kuulub, on ju, ja see teine mees, see India mees on siis sellest kinni mingil määral, et siis moodustub side selle mehe ja selle lapse vahel. Ja see mees annab siis nagu oma mõtteid ja oma tundeid ja asju selle lapsele ja laps tunnetab seda ja tajub seda ja võtab neid mõtteid, mälestusi, tundeid nagu iseenda omasid. Ja näiteks kui ta rääkima õpib, siis ta nagu tajub seda ja toimib nii-öelda meediumine. Et selles mõttes, et nagu vahendajana, nagu me rääksime, jah. Ta loeb nii-öelda selle India mehe mõtteid ja räägib, et näed, ma näen pilte sellest, et kuidas ma elasin kuskil, mul on nagu mingid mälestused, et mul oli naine ja ma tean, et näe, seal tänavanurgal on see mees töötab, peab seda poodi ja seal tal on 2 last ja minul oli ka 4 last kuskil ja mul on naine seal Indias, naise nimi on see ja teine 3, on need teised 3, 4 faktid veel juurde, eks ole. Ja jääb mulje, et see laps nagu teaks midagi ja mäletaks midagi, eks ju, et ja räägib tõtt ja jääb mulje, et see laps on nagu justkui uuesti nii-öelda siis kehastunud. Tegelikkuses on lihtsalt tegemist sellega, et see laps on meedium ja see India mees lihtsalt vaimsest maailmast annab infot lihtsalt edasi. Laps ei tea seda, kus see laps peaks seda teadma. Laps lihtsalt võtab seda, lihtsalt tuleb mingid mõtted ja asjad, aga tema ei tea, et need tema mälestused ei ole, et need on kellegi teise inimese elatud elu ja teise inimese elatud mälestused, on ju. Nii lihtne see ongi. Et see on siis see, mis juhtub. Ja tihtipeale need inimesed, kes on ka siuksed vaimse tunnetusega, nad ka tihti loevad nii-öelda juures olevaid mahatasandil ringi liikuvaid vaime ja võtavad neid mälestusi ja mõtteid kui enda mälestusi ja mõtteid, mis tingimata ei ole seda üldse. Siis arvavad, et nad on, mäletavad oma eelmist elu, mis tegelikult ei ole nii. Just täpselt ja sellised sensitiivsed inimesed, nende ligi need vaimud nii-öelda siis nagu tõmbuvadki. Jep, tulevad parema meele, kas nad tahavad ennast väljendada, teada anda, et nad on siin ja edasi, eks. Ja paljud neist ei tea isegi, et nad surnud on. Ja üritavad läbi selle inimese mingit elu elada, oma elu edasi elada. Ja isegi ei teadvusta endale, et see ei ole nende keha ja nende elu. Just, ehk siis nad on sissetungijad nii-öelda. Aga kuna nende mindset on selline, et siis tihtipeale neid peab ümber hakkama veenma, et kuule, et oleks nagu aeg lahkuda sellest kehast, see ei ole sinu maa, mine ära. Ja Jeesus ajas välja neid tumedaid vaime ka, et kes olid siuksed pahatahtlikud ja nii-öelda inimesi nii-öelda vangi võtnud justkui vaimselt ja siis ajas neid välja sealt, eks. See oli reaalne, jah. Vaata siin ütleme, vaimsed inimesed on rohkem nagu sellise idavankri peal, et kundaliini tõstmine ja kundaliini energia ja mis sa arvad, kundaliini energia, jumala arm, on seal mingi seos või on need erinevad asjad? Minu arvamus on see, et need on erinevad asjad. Ja ma arvan ka. Üks ajaloopettuse uurija põhiliselt räägib ka sellest vahest. Osad videod on tal. Ja seal ta rääkis ka oma kogemustest. Ta oli ka siin üle 10 aasta mediteerinud ja kuidas tal oli kogemus selle kundaliini tõusmisega ja siis tal tekkis tagantjärele tunne, et siin on mingi seestumisega või isegi siis tekkis tal see tunne, et kui see toimus, et siin on mingi seestumisega tegu ja palus Jeesus abi ja siis nagu andis järele see. Ja see jumala arm on midagi hoopis muud, et see tema jutu järgi see kundaliini pidi olema selline elektriline tunne. Aga see jumala arm on selline midagi hoopis muud, et kuule, aga see patt veel, et mis siis, kas sünnime siis päris patuga tõesti või kuidas sellega on? Ei sünni, kõik on loodud algselt puhtad ja terved hinged, täis armastust ja headust, looja sarnaselt, eks ole. Ning eesmärk on selles, et me elaksime armastust välja, olgu see siis inimlik armastus või jumalik armastus, aga need patud need tekitavad inimesed ise oma suhtumisega, oma valikutega, oma sisemiste otsustega. Et otsus minna vastu oma loomusele, vastu armastuse seadusele ja siis selle tõttu nii-öelda lähevad välja sellest armastuse seaduse harmooniast. Tekib ka sisekonflikt ja tumenemine, armastuse mingil määral blokeerumine ja nii edasi. Et see ongi nagu selline patt. Eks see patt on nagu selline suhtumine ka, et ma ei andesta või ma otsustan kellegi virutada. Eks vägivald on ka tegelikult armastuse vastane või armastuse vaene tegu ja see põhjustab ka hinge tumenemist, et selles mõttes. Ja võib seda ka patuks lugeda tegelikult.
ühesõnaga see Jeesuse risti löömine siis lunastab patud või kuidas? See on küll hea küsimus sul. Väga hea. Vaat asi ongi selles, et ei lunasta, kuigi meile niimoodi kirikutes õpetatakse ja see on üks suur tegelikult komistuskivi ja probleem. Enesepettus võib-olla isegi ütleks selle kohta, sellepärast, et vaata, sõltumata sellest, kas Jeesus sureb või sure, see ei muuda inimest. See ei muuda inimese sisemist hingekonditsiooni, jah. Et see ei mõjuta seda, et kas on inimene puhas või ei ole või kas ta saab puhtamaks või kas saab päästetud või mitte, eks. Sest et ei ole sükst asja olemas, et keegi sureb kellegi eest ja siis selle läbi kuidagi lunastatakse. Siin kogu see lunastuse jutt nii-öelda selles kiriku mõistes on justkui see, et Jumal nagu justkui oli mingisugune kättemaksu himuline, peab karistama inimesi, kuna inimesed on patused ja kurjad, ja selleks, et siis see karistus nagu eemaldada nii-öelda, et Jumal nagu teeks hea näo või kuidagi andestaks inimestele, et siis selleks Jeesus pidi surema, eks. Aga Jeesus suri, aga mitte kõik inimesed ei muutunud ja endiselt osad inimesed lähevad põrgusse, et siis automaatselt mingisugust üleüldist universaalset päästet või lunastust kui sellist ei toimunud inimkonnale, mis on päris selge. Me näeme seda siin enda ümber vaadates ka, inimesed ei muutnud selle peale. Aga me näeme, et see mingi nii-öelda veri või kellegi surm, see ei päästa mitte ühtegi inimest. Ainuke asi, mis päästab ja mida ka Jeesus õpetas, on see, et kui sa võtad vastu Jumala armu endasse ja saad muudetud selle läbi, päästetud sellest Jumala armastuse sissevoolu toimest, ja mis puhastab, peseb ja täidab ja tervendab ja muudab su hinge ja muudab su hinge konditsiooni, vabastab sind pattudest ja annab sulle uue elu. See ongi, kuidas neid päästetakse. Et see on ainuke asi tegelikult, mis päästab. Mitte miski muu ei päästa, ehk siis ei anna seda nii-öelda sisemist muutust, mis tegelikult selle lunastuse toob. See Jumala armastus ongi see, mis lunastab meid. Ja selle kohta on ka see piibel, ma tõin selle kirja koha vist juba siin see slaidi peal ka välja, aga see on see Tiituse kiri 3. peatükk, jah. See on asi, mida kirikutes ma ei ole kunagi kuulnud. Ma olen kuulanud suures koguses jutlusi oma elus. Aga mitte kunagi, ühtegi korda ma ei ole kuulnud, et keegi oleks jutlustanud sellel peatükil või sel teemal siin Tiituse kirjast. Ja siin on siis kirjas ka, et ma loen selle üle isegi ette siit, et kui veel jõuab, et nii, meiegi kord olime arutud sõnakuulmatud eksijad, orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime vihaalused ja vihkasime üksteist. Kui aga Jumala, meie päästja, heldus ja inimese armastus ilmus, ehk siis armastus inimese vastu, jah, ja siin on arm, jah, siis ta päästis meid. Ehk siis taevan isa päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida nagu me oleksime ise teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. Ja siin ongi see uuesti, siin on see kogu see point, uuesti sünni pesemine ja püha vaimu uuendamine. Ehk siis püha vaim, mis toob meisse Jumala armastuse, mis peseb meid seespidiselt, puhastab, uuendab ja tervendab ja päästab ja lunastab. Et see on tegelikult baptism siis või? Jah, see on püha vaimuga ristitud saamine, ehk siis nii-öelda see südame ümberlõikamine, ehk siis elava vee joomine, ehk siis eluleiva söömine, ehk siis Kristusega riietumine, ehk siis Jeesus tuleb sinu südamesse, ehk siis päästetud saamine. See on kõik üks sama asi. See sisemine protsess läbi Jumala armastuse sissevoolu ja see lunastab inimese hinge patust ja sellest kehvast konditsioonist ja võimaldab minna Jumala riiki. See on kogu see kontseptsioon, see pääste kontseptsioon. Siin ei ole vaja kellegi verd, siin ei ole vaja kellegi surma. Mis Jumal see oleks selline, kes tahab selliseid ohvreid, et siin ongi vaata see vana ja uue testamendi erinevus. Ja võib-olla mõne sõnaga mainiks, eks on andmeid, et heebrea keelne originaal piiblil, et selle piibli kõige esimene täht, Moosese esimese raamatu esimese lause esimene täht on ära jäetud. Et heebrea keeles on kõik peatükid vist algavad A tähega või Alef tähega. Ja seal on see täht ära jäetud ja kogu lause mõte muutub. Siin on kirjas siis jah, et alguses lõi Jumal taeva ja maa. Aga kui originaalis see puuduv täht lisada, siis tuleb sealt niimoodi välja, et alguste isa
lõi taeva ja maa ja Elohimi. Ja need Elohimid on siis nagu jumalad, loojad jumalad vist, et kõik see issand ja jumal, keda hiljem mainitakse, et see ongi tegelikult see, kes asus maailma looma. Et see algust isa lõi taeva ja maa ainult. Aga isa tegi ilmselt ikkagi need hinged, on loonud ikkagi need hinged ka, ehk siis päris meied. Ega mulle tundub, et ega keegi jumalat kunagi nagu otseselt ei näe nagu nii nagu ingleid või saadikuid näeb, et ma arvan, et kõik käib nagu, ütleme, delegeerituna kuidagi. Kuule, üks asi veel, et mis oleks huvitav võib-olla inimestel, et kes on harjunud karma mõistetes nagu asjale lähenema, et see ongi see sama, et kui sa seda naturaalse armastuse teed lähed, et üritad kogu aeg oma karmat vähendada ja siis teed jälle juurde ja et see on siuke lõputu trall ja sellepärast arvatakse, et pead tagasi tulema ja mis iganes. Aga vaat see teine võimalus on ka sellest karmast vabaneda ja see ongi see Jumala armu küsimine. Et see nagu peseb selle karma ära, et selle Jumala armu seadus on nagu ülim kompensatsiooniseaduse suhtes. Ehk karma suhtes. Täpselt nii. Et see on nagu mõttekam lähenemine, kui siin üritada kogu aeg pahandust teha, siis vabandada ja siis natuke vähem võib-olla tulevikus pahandust teha, aga siis ikkagi teha ja jälle vabandada. Täitsa nõus. Et jah, kuigi jaa, eks neid pahandusi tegemisi ikkagi aeg-ajalt tuleb ette, aga lihtsalt ma olen näinud vähemalt enda elust, et on olnud ka selline järkjärguline protsess, kus see Jumala armastus aitab mul elada paremat ja puhtamat ja õigemat elu siis jah, armastusega kooskõlas elu rohkem, et kus ma nii-öelda järjest vähem olengi nii-öelda ajalises mõistes ka teinud halbu asju või kurjust või midagi sükest või kellelegi haiget või kahju või midagi sükest. Ja tead, ausalt öeldes Jumala armastus on andnud mulle selle nagu uue loomuse, eks ju, mille läbi ma tunnen, et see ei ole enam minu loomuses teha kellelegi kahju või kurja nagu tahtlikult või teadlikult või meelega. Ma nagu ei suuda seda enam teha ja see on nagu osa sellest päästest nii-öelda või lunastusest, ma tunnen. Ja nii see ilmselt peakski olema, et tunnen, et nii on palju parem elada. See nagu aitab mind sisemiselt ja kaitseb ja hoiab ja võimaldab mul elada nagu seda elu, mida ma tegelikult tahan elada. Olla kasulik, armastav, hea, selline ülesehitav ja julgustav ja julge kindlasti seda ka. Jah, väga lahe. Ma ei tea, kas hakkame lõpetama või? Ma arvan küll, jah. See on päris pikaks meil läinud, aga kindlasti mõtteainet siin oli ja ei tahtnud tõesti neid välja käidud mõtteid siit tegelikult kuidagi ära ka jätta, nii et hea oli, et puudutusime neid muid teemasid ka siin. Jah, ma sain siin ka oma nimekirja ammendatud. Vahva. No nii, aga mis siin ikka siis tänud Reimo ja siis ilmselt kohtume juba uues saates. Tänud Arto.